Tere õhtust, algab meediakriitika tund. Stuudios on Sven Sildnik ja Andrei Kiige ja ilma pikemat aega kulutamata kohe asume siis ka möödunud nädala, võib öelda, lehkava laiba või siis möödunud nädala meediasündmuste lahkamise juurde, sellepärast et see sisikond tavaliselt, mis meile pihku jääb, ei ole ülearu ilus enamasti. On väga kole. On väga kole ja möödunud nädalal oli siis veel harukordselt kole, aga enne kui meediateemad juurde läheme, õigemini kui läheme tavaliste meediateemade juurde, käsitleme ühte võib-olla natukene delikaatsemat meediateemat, mis aga tähelepanu vajab. Ja võtame siit kohe ette slaidi. Nimelt on siis juhtunud see, et vahepeal on lahkunud meie seast üks kirikumees, usutegelane nimega Villu Jürjo ja tema kohta siis ilmus ka möödunud nädalal, õigemini see vist juba juhtus ka ülemöödunud nädala lõpus, aga möödunud nädalal siis tulid mõned järelehüüded ja neist ühte näeme siin. Ja tekstide järgi jääb siis mulje neile, kes võib-olla ei ole nii lähedalt kursis Villu Jürjo ja tema tegemistega oma eluajal, et tegemist oli siis igati väärika mehega ja vaatame ka põgusalt, millest siin juttu on. Ja nii kirjutab siis talle järelehüüde postitanud või siis avaldanud Aimar Altosaar järgmist, et Eesti on kaotanud ühe oma suure südamega mehe, vaimuliku, kes kogu elu on oma kutsetöö kõrval olnud aktiivne Eesti elu edendaja ja tuntud ka kui kirikute ehitaja. Siit edasi läheb Altosaar siis detailselt Villu Jürjo tegevuse juurde nii tema lapsepõlvest kuni siis noorukikka, mille jooksul kujutatakse Villu Jürjot sellise Eesti võib-olla põrandaaluse teisiti mõtlejana ja natukene tehakse siit ka järeldusi, et teda siis ka võib-olla selle okupatsioonivõimu poolt omal ajal üksjagu taga kiusati, täpselt infot võib-olla selle kohta ei ole siin, aga antakse selliseid erinevaid vihjeid. No me teame, et tõesti kirikumehed niikuinii teatud tagakiusamise all olid ja kogu see teema on keeruline. Lisaks loomulikult Jürjo näol on tegemist lahkunuga ja nagu öeldakse, siis üldiselt Eestis lahkunute aadressil eriti sellist kriitikat ei tehta, et ei ole ilus, need inimesed enam ei saa ennast kaitsta, samas kui midagi öelda on, siis jällegi ei sobi ka ütleme laulda võib-olla või lasta laulda oode, nii et keegi seda viimast märkust välja ei too. Ja tuleb nii välja, et ikkagi päris kõik need sündmused või kogu see elu võib-olla Villu Jürjole ei pruukinud täpselt selline olla, millisena vähemalt kirjutab või kujutab seda Aimar Altosaar ja kas sina oskad selle kohta midagi lähemalt tuua? Jah, me nüüd langeme nekroloogi kriitika libedale teele, aga ka see selline meediaformaat, et ei saa jätta teda nüüd ebaobjektiivselt kõrvale. See oleks võrdne kohtlemine, kui meedia on selline nagu ta on ja nekroloogid on sellised nagu on, tuleb sekkuda. Mul ei olnud endal au tunda Villu Jürjot nagu isiklikult, aga ma tundsin kaunis hästi Endartot. Ja see, mis ma nüüd räägin, on Endarto siis portree Villu Jürjost. Oli poliitiline protsess Endarto üle. Mida kõik kindlasti teavad. See oli ilmselt teine protsess. Ma oletan, et ta ei öelnud aastat, aga ta rääkis seda kuskil, ütleme, 90ndate alguses, kui sai tal külas käidud. Ja ma arvan, et ta rääkis seda lugu isegi mitu korda. Et see oli tal nagu hinge peal ja see lugu on mitu korda siis nagu kuuldud usaldusväärsest allikast, et ma Endartot kindlasti pean nagu väga ausaks ja nagu selliseks põhimõttekindlaks inimeseks, kes kindlasti hakkaks rääkima mingisugust mula. Nii, ja mis ta siis rääkis? Mis juhtus tema protsessil? Tunnistajaks oli Villu Jürjo, sama kirikutegelane. Ja mis tunnistuse Villu Jürjo andis? Ta andis tunnistuse, et Endarto on tutvustanud talle Nõukogude Liidust lahkumise illegaalseid võimalusi. Ühesõnaga, seda okupatsioonivõimu nagu seaduse järgi käsitleti kodumaa reetmisele õhutamisena, mis oli väga raske kuritegu ja maksimumkaristus oli surmanuhtlus ehk mahalaskmine. Aga kõige kurvem oli selle asja juures, et tõesti Villu Jürjo oli käinud Endarto juures ja uurinud, kuidas saab välismaale. Mille peale siis Enn ütles talle, et ma sind ei tunne,
sellepärast saan ma sulle rääkida ainult legaalsetest võimalustest. No abiellumised, tehniliselt pole nagu tähtis, aga kohtus juhtus siis see, et kallis kadunuka andis vale tunnistuse. Valetas ja selle vale tulemusel oleks võidud end maha lasta. Ja ma saan siis õigesti aru, et... Maha ei lastud, ütleme kohe, et nii halvasti ei läinud. Villu Jürjo tuli siis ikkagi Endarto juurde sellise, nagu mille baasil nad ei olnud sõbrad, nad ei olnud tuttavad, aga Endarto vist ka liikus, siis ma saan aru nendes ringkondades. Endarto oli selline suhteliselt tuntud dissident, juba siis ta oli vabanud, ta oli ju koolipoisina läinud koos Iso Tammega nagu laagrisse. Aga Iso Tamm siis nagu tõmbus sellest nagu aktiivsest vastupanuvõitlusest eemal, aga Tartu jättes, tal oli see maine oli ja eks see võiski nii olla, et tuldi nagu sellise dissidendi juurest nagu nõu küsima, et sellist asja võis ju olla. Aga et ta ei andnud seda nõu, mida ta ei julgenud ega tahtnud anda võõrale inimesele. Aga kohtus selline asi. Ja seal on veel üks nagu selline värvikas detail, et Villu Jürjo nad olid koos hiljem Riigikogus. Eesti Vabariigi ajal juba. Jürjo oli eetikakomisjonis. Selline eetikaspetsialist, eks ole, kiriku tegelane, eetika ikka nagu hästi sobib. Ja ta enda kirjeldas siis kohtumist, kus nad siis Eesti Vabariigi alguses, ma arvan, et see ei olnud seal, eks nad seal Riigikogus kohtusid nagu pidevalt, aga et üks kohtumine siis, eks ole, kohtualune ja tunnistaja, see tänaval kokku oli Eesti Vabariik ja siis Villu Jürjo nagu tuli vastu ja läks üle tee. Pööras eest ära ja läks teisele poole teed ja hüüdis sealt teiselt poolt teed, Jumal on mulle andeks andnud. Et kas see oli nüüd tõene väide, me ei tea. Aga see, mis ta kohtus rääkis, oli kindlasti vale. Süü omaksvõtt, ilmselt loogiliselt selle süü omaksvõtt tuleb. Jah, et kas Jumal talle tõesti andeks oli andnud või oli siis vale või mitte, seda me enam ei tea, et kui ta juba kohtus valetas, siis kui palju tema sõnu enam uskuda saab edaspidi. Et selles mõttes nekroloogid traditsiooniliselt on sellised üles puhutud ja ühemõõtmelised ja kiitvad ja õilistavad, aga antud juhul on ikkagi nagu asi ikkagi tõest väga kaugel. Et ikkagi on teatud liike surmapatte, mida tegelikult ei tohiks võib-olla mingil juhul, kui mitte ära jätta või kui sa, oletame, et sa ei too neid surmapatte välja, kuid sellisel juhul ei tohiks rääkida võib-olla päris sellist juttu, mis loovad kadunust täiesti teistsuguse pildi, mis seda surmapattu absoluutselt ei arvesta. Ma arvan, et enne ei rääkinud seda mulle, et kui ta minule rääkis seda võib-olla paar korda, aga ma ei käinud tal ka 100 korda külas, seal vahel sai käidud ja jälle kuuled seda lugu, et küllap seda lugu on kuulnud väga paljud. Ja mis pilguga nüüd inimesed seda nekroloogi ja ajakirjandust nagu loevad, et ega ta nüüd nagu väga veetlev ei ole. Igaks juhuks veel selgitamise mõttes, kui tuli kõigepealt esmalt siis Villu Jürjo teisiti mõtlejate sellises teatud mõttes põranda aluses seltskonnas, nagu seda nimetatakse, tuli Endarto juurde nõu küsima, kas on siin alust arutada selle üle, et Jürjo tuli ise ja pärast pitsitati teda või Jürjo siis hoopis saadeti juba teatud ülesandega? Ennu jutust jäi mulje, et tema oli nagu kindel, et saadeti. Aga seda ei saa ka tõestada, et ilmselt tema kohta otsiti mingit kompromiteerivat materjali piisavalt, võib-olla ei leitudki ja siis asuti fabritseerima. Et võib-olla see oli selline vandenõu tema vastu, et seda me ju täpselt ei tea, aga seda, et see vale tunnistus sai antud, kaunis kole lugu. Selline on paraku tõde selles asjas nii palju, kui on seda rääkinud siis Endarto ja ei tea, et Endarto sõnades või jutus oleks olnud nüüd liialt palju kellelgi põhjust kahelda, vähemalt minule ei ole jäänud midagi sellist kõrva. Ütleme, et paneks selle asja nüüd nagu sellise üldisse nõukogude võimu ja kiriku konteksti. Selge oli see, et kirik oli julgeoleku nagu struktuuridega koostööd tegev nagu organ. Ja olude sunnil. Ja lihtsalt seda koostööd tehti. Ja üks värvikas detail veel, ma nüüd ei mäleta küll, kes seda ütles. Üks dissidentidest on nagu oma meenutustes öelnud, et see oli reegel, et kui kohtuprotsessil oli mõni pastor või mingi kirikutegelane, siis ta üldiselt lömastus. Ta ütles, et alati lömastus. Ma ei oska nüüd öelda, kas see nii oli, aga tema seda nagu kinnitas. Ma usun, et
inimesed, kes sageli vangis istusid ja seal kohtus käisid ikkagi ka ja välismaale selle kohta ka infot andsid, et neil ikkagi see ülevaade oli olemas ja ma arvan, et see lugu ei kõla nii väga ebatõenäoliselt. Et kirik oli selline, nagu ta oli, sellises olukorras, nagu ta oli ja need kiriku inimesed tegid seda, mida nad tegid sel ajal. Et see oli väga jube aeg loomulikult. No kuidas ka ei olnud, me ei tea, see tingimata, see teadaole või ilmnenud fakt või lugu siis ei tähenda ilmtingimata, et mitmed võib-olla Villu Jürja teised teened, millest on ka räägitud, oleksid olemata olnud, et inimeste elud on keerulised ja see aeg iseenesest oli selline aeg tegelikult, kus sageli võib-olla sellised asjad ka juhtusid, kus võeti nii-öelda vahele ka justkui alguses ideelisi vabadusvõitlejaid, kes siis murdusid, kes kergemini, kes raskemini, me ei tea täpselt lõpuni, mis asjaolud seal olla võisid. Samas on aga fakt ka see, et ka nendel keerulistel aegadel oli siiski päris suur hulk inimesi, kes kokkuvõttes sellisele libedale teele ei läinud ja pidid maksma sellest, kes kallimat, kes võib-olla mitte nii kallist hinda. Ja just selleks, et neid kõige vapramaid inimesi vääriliselt hinnata, sellest tuleneb ka vajadus tegelikult anda enam-vähem õiglane hinnang ka sellistele tegudele, olgu siis, kui nad olid ka tehtud suurema või väiksema surve all, kes teab, kuidas, eks ole, ütleme, kuulati üle kirikumehi ja nii edasi, et eks need ülekuulamised ja kõik see oli tervikuna väga suur selline koorem kanda kindlasti, ükskõik kellele. Jah, aga ütleme, et siin võttes meie Riigikogu ja eetikakomisjoni, et kuidas siis nüüd üldse ei kontrollita inimesi, kes sinna nagu sattuvad ja mis mulje sellest eetikakomisjonist niimoodi jääb, kuigi me teame siin nüüd praegu ühte riigi eetikut, kes on pigem karikatuur kui midagi muud, aga et see eetika asi on meil nagu algusest peale ikkagi väga mäda. No selles osas ka midagi muutunud ei ole, seda on kahjuks näha ka sellest, et ühed, kes võib-olla kõige rohkem on siin neid, ütleme, kiitvaid nekrolooge avaldanud või häid sõnu lausunud siis lahkunule, kahjuks on ka tegelikult võib-olla inimesed, kelle kunagine, ütleme, kompartei minevik ka võib-olla ei ole saanud ju tänaseni sellist väärilist hinnangut, olgu siin kas või selle sama loo autor, eks ole, Aimar Altosaar või siis ka teine Rein Veidemann, kes siin samuti ütles, siis oli üks neist, kes nii-öelda lahkunu isamaalisust ja just eriti neid rõhutas, mis on omamoodi kurioosne lugu tegelikult ja paraku paneb mõtlema natukene selle üle, et kas siin ikkagi selle Seent Arto räägitus arvestatav hulk tõtt sees ei olnud. Näib, et oli. Läheme meie saatega edasi, selline sisselöök paraku päris tõsine teema, aga laseme nüüd surnutel olla rahus, puhakunud rahus ja läheme elava nii-öelda maailma asjadega edasi. Ja seal loomulikult on kergemaid teemasid, nii et väikene vahe, et anda nii-öelda hingetõmberuumi, ruumi settida ja nüüd võime siis järgmise teema juurde asuda. Poliitikast Hanah Lahe on selline poliitik olemas Eesti poliitikas, kuulub Reformierakonda ja on hakkama saanud siis ühe väikese, võib vist öelda, poliitilise kolumniga. Pealkiri on spordikommentaatorid võiksid tunnistada, et seksismil ja soostereotüüpidel ei ole spordis enam kohta. Ja natukene siis käsitleme võib-olla seda teemat, et milles siis Hanah Lahe siin täpsemalt kirjutab. Ja võtan siin mõned lõigud ja me saame Sveniga neid kiirkorras siis kommenteerida. Ja alustab siis sellega, et spordikommentaator Bob Bayard kommenteeris seksistlikult. Nüüd siis viimaks naised lõpetavad. Teate ju küll, millised nad on. Hängivad ringi, teevad oma meiki. Öeldu eest küll vallandati, kui tekib küsimus, millal saavad spordikommentaatorid aru, et selline käitumine on ebaprofessionaalne ja solvav. Kas sina, Sven, tead vastust? Ajalooline fakt on see, et naised juba vanas Egiptuses meikisid ennast. Ja sellest peale ei ole võib-olla väikisid ka varem. Me teeme ju näomaalinguid, mis küll võib-olla olid sõjamaalingud nagu mõnel ajal, aga ütleme, et see naiste näomaalimine on ju ajalooline fakt ja seda me näeme iga päev, igas nagu avalikus kohas, et kui sellise tõe tunnistamine on nüüd mingisugune sooline stereotüüp, et siis on vaene tõde. Läheb edasi siin autori julgelt. Bayard muidugi vabandas ja väitis, et tema sõnu tõlgendati valesti, aga ei selgitanud, mis see õige tõlgendus siis olema pidi. Sellised vabandused jätavad mulje, et kommentaator ei mõista oma vastutuse tõsidust
ja edasi. Delfi spordikommentaator aga võrdleb seepeale Bajardi seksistlikku väljaütlemist ja olümpiatseremooniaga seotud vandenõuteooriat. See on täiesti kohatu, näitab, et paraku ei mõista ta Briti spordikommentaatori eksimust, ehk et ei mõistnud. Räägi sina meile, Sven, olümpiatseremooniaga seotud vandenõuteooriast. Ma ei tea ühtegi vandenõuteooriat. Minu meelest, kui siis on lihtsalt satanistide vandenõu, kes on nagu võtnud enda nagu haldusalasse või ühe tähtsa nagu organisatsiooni, ilmselt olümpiakomitee. Ja nüüd teevad siis sellise maailma kõige esinduslikuma spordiürituse nagu raames oma religioosset propagandat. No Hanah Lahe siin igal juhul jätkas samas vaimus, et kokkuvõttes ilmselt pidas ta silmas seda olümpiale etendatud siis viimse õhtu söömaaja või nii-öelda Last Supper selle paroodiat ja see asuta siis väga kiirelt leiti nii-öelda suhtekorralduslik vastukäik sellega, et asuti riputama vaatajatele nuudleid kõrvadele püüdes selgitada, et tegemist on, kuidas nüüd oli selle Hollandi kunstniku nimi, keda ma olen täiesti kindel, kuulsid kõik need vasakpoolsed elus esimest korda. Kindlasti tegemist kindlasti ei ole mingisuguse Hollandi, ütleme, läbi aegade, ma ei tea, 20 parema kunstniku hulka kuulunud kunstnikuga, et igaüks, kes kunstnik midagi teab tervet rida, eks ole, väljapaistvaid Hollandi kunstnikke, mitte ainult seal võib-olla Vincenti, eks ole, me teame siin Vermeer, Van Delfti ja paljusid teisi, Rembrandti ja nii edasi. Et kui ma nüüd ei eksinud Rembrandtiga, ma loodan, et mitte. Et igatahes oli neid terve rida veel ja ei kuulunud siis see nimetatud härrasmees, kes seda ühte stseeni maalis nende hulka ja püüdsid selgitada, et tegemist on ka bakanaaliga ja nii edasi. Ja tembeldasid siis automaatselt kohe vandenõuteooriaks selle, nagu oleks kujutatud. Ütleme nii, et ega selline pühaduse teotus ja selle sama Leonardo da Vinci püha õhtusööma ja teotus ei ole kunstiajaloos esmakordne. Mina mäletan seda, kui kunagi Mark Soosaar, ta praegugi peab Moodsa kunstimuuseumit, siis oli see veel seal Chaplini keskuses või selles vanas parteimajas, tõi sinna ühe Rootsi fotograafi, hästi suure, no tõesti seina suuruse nagu foto, värviline, mis kujutas täpselt seda sama õhtusöömaaega ja kus need, siis, eks ole, Jeesus ja 12 apostli asemel, täpselt samades nagu positsioonides, olid sellised glamuursed homoseksuaalid, siis liibuvate nahkriiete ja muu sellega. Aga see oli tõesti väga glamuurne, see oli esteetiline. Ainult, et see, mida me nüüd nägime Pariisis, see oli lihtsalt nagu, kuidas öelda, tolguslik, ebaesteetiline, ebaprofessionaalne, harrastuslik, närune, labane, kole. Kõik, mis oskad nagu öelda ja mis nagu kunstile ei sobi. Et ma näen, et selline homoseksuaalne jumalateotus on jõudnud esteetilisest etapist, mida Soosaar siis eksponeeris ebaesteetilisse etappi, kus ei ole tarvis enam kunstiga õilistada, lihtsalt piilsab sellest, et on homoseksualism ja kõik, rohkem ei olegi vaja. Hanah Lahe nimetab seda sinu mõttekäiku nüüd vandenõuteooriaks, kuidas sina talle vastaksid? Käi tead sa. Käi jala. Igal juhul Lahe ei peata ja ta paneb edasi sinna ja jutleb tegelikult järjest ajuvavamaks ja järgmine, näiteks siin on järgmised sellised repliigid nagu kinnistades soostereotüüpe või halvustades naisi, kus see tuli see üldistus naiste halvustamise kohta, ilmselt ei enda loogikast, aga millest see seisneb, see pole põhjendatud. Kas läbi lillede või otse pole see mitte ainult ebaprofessionaalne ja solvav, vaid sellega rikutakse ka vaatajate kogemust. Selge, me saame aru, see on kõige hullem, mida sa üldse teha, sa rikud vaataja kogemust, see on palju hullem asi kui solvamine nii. Kole, eks ole, aga kommenteeri. No ma võtaks nagu selle soostereotüübi nagu välja, mis asi on soostereotüüp? Soostereotüüp on teatud laadi üldistus. Naised on sellised, mehed on sellised, homoseksualistid on sellised, sõdurid on sellised. Mis on üldistus? Üldistus on üks loogilise mõtlemise viis. Täpselt nii. Ja ühesõnaga siis kodanikud on millegi pärast hakanud loogika vastu võitlema. Üldistus mitte vähe sellest, ma ütleks, et üldistus on üks peamisi loogikavõtteid, peamisi abstraheerimisvõtteid, mis üldse... See aitab maailmas orienteeruda. See aitab sellises segases ja kirjavas pildis teha nagu lihtsustusi. Need on lihtsustused, aga nendele lihtsustustele ongi nagu, ütleme, selline tegelikkuses orienteerumine rajatud. Võtke ükskõik milline loogikaõpik.
ja vaadake peatüki üldistus. Mis asi see on? Et üldistusvõime piltlikult öeldes on see, miks me ei pista kätt keevasse vette, sellepärast, et meie ajus on tekkinud aastate jooksul üldistusvõime, mis annab meile teada sellest, et kui me näeme mullitavat vett, mis aurab, siis tõenäoliselt seegi vesi on kuum. Jah, täpselt nii see on. Kui me... Ja mis puutub nagu naiste halvustamise ja spordi konteksti, siis ütleme, meil ikkagi praegu on see asi, et naised väga paljudel spordialadel ka males võistlevad omaette ja mehed omaette. Ja mina näen selles nagu naiste halvustamist, et naised ei ole piisavalt tugevad ja targad, et võistelda meestega. On ju see spordi selline hierarhiline nagu ülesehitus ja segregatiivne nagu mehhanism on naistele alandav, et kui on nii nagu sotsialistid, feministid ja muud sellised rakatsid õpetavad, siis on mehed ja naised võrdsed, sugu on sotsiaalne konstruktsioon ja see meeste ja naiste lahus olemine tulekski ära lõpetada, sest kõik on ju võrdsed. Naistele võrdsed võimalused. Ma mäletan ühte juhtumit, kus mis see vist Ameerika naiste jalgpallurid nagu nõudsid kõrgemat palka, et meesjalgpalluritel on niivõrd palju, eks ole, kõrgem palk, tõesti on müstiliselt kõrged palgad ja neil on nii vähesed ja neil isegi tõsteti kuigi palju palka. Aga seal on muidugi väike loogika viga sees, et see meeste jalgpall on lihtsalt väga palju populaarsem, seal on tohutult palju rohkem vaatajaid ja fänne, et seal lihtsalt enesest mõistetavalt liigub natuke rohkem raha. No siin rutabki sinuga samas sammul edasi, kirjutab järgmist, et soopõhine diskrimineerimine spordis on olnud ajalooliselt väga tõsine ning on probleemne ka täna. Ainult mõned näited, palgalõhe, emapuhkuse või raseduse tõttu sponsorlepingust lahti ütlemine. Selline lugu ja siin ma luban endale ise ka kohe kommentaari, et see ei ole veel kõik, millest Lahe kirjutab, et tegelikult on asi veelgi hullem. Raseduse tõttu ei lubata võistlustele, kes ei tahaks võistelda, eks ole, rasedana olümpiamängudel. Näiteks, ütleme kas või näiteks boksivõistlusel, eks ole. Kindlasti. Miks sa ei taha panna ennast proovile Iman Khelifi vastu? Ja just kickboksis oleks eriti hea. Iman Khelifi vastu panna ennast rasedana boksile iga naise unistus. Sinu mõttekäik on väga loogiline, sest Ameerika sõjaväel on raseda hävituspiloodi munder. Kui sa võid minna sõtta, aga raseda tankitõrjuja munder. Teise hävitaja vastu, mis ei või nüüd mingisuguse... Raseda kaevikurulli ja munder, mis käib enamasti käsivõitlus ja nii edasi. No hästi, mina võib-olla ise ei läheks, aga kindlasti ma oma raseda naise õiguse eest võidelda Iman Khelifiga, võitleksin ja peaksin lahingud. Ma toetan. Toetad nii. Ja ütleme, emapuhkuse tõttu öeldakse sponsorlepingutest lahti. No kuhu see kõlbab? No mis asi see on? Inimene ei võistle ka treeni, eks ole, paar aastat midagi ei tee. Mis mõttest sa võtad talt raha ära? Enne kuulmatu. Kui mees läheb, näiteks pooled mehed ei liiguta lillegi, trennis ei käi, sporti ei tee, aga sponsorraha ka ei saa mitte pennigi. Tõepoolest selline lugu. Ja see on diskrimineeriv. See on ka diskrimineeriv, sest yin ja yang, eks ole, nii-öelda, mida üks ei saa, teine peab saama ja või mul läheb nüüd ikka... Üldiselt, kui mehed sporti ei tee, nad ka spordiraha ei kipu saama. Üldiselt see on nii. Aga siit tuleb jällegi küsimus, et siis peaks ka meestel olema võrdne õigus raseduse puhul ikkagi saada ka taotleda sponsorrahast, et neid ei võetakse ära. Ainult raseduse puhul. Üldse igal pool. Pohmelli puhul näiteks. Aga ka rasedus on minu meelest täiesti argumenti. Praegu on suureks probleemiks diskrimineerimiseks probleemiks see, et mehed millegipärast ei jää rasedaks. Viimasel ajal on hakanud tasapisi muutuma. See diskrimineerimine, see on siis see, mida tuleb hakata kuidagi muutma. Nii nagu on meil kvoodid, naised taotlevad kvoote, et ei diskrimineeritaks näiteks kvoodid Riigikogusse, nende samade kvootide alusel tuleb hakata mehi rasestama kuidagi. No, see on väga lihtne. Kui mees väidab, et ta on naine, siis ta on naine. Miks mitte tunnustada ka sellist laused, et ma olen rase naine? Või 2 rasedat naist. Mida iganes. Kui inimene midagi väidab, miks me ei peaks teda uskuma ja tulema talle vastu? Kui ta valetab põhiliselt. No ta valetab ja võib-olla on rumalusest, võib-olla mingil muul ta räägib ebadõtt ja kui sa kuulad valet, siis kõnnid üle kalju ääre, kukud alla, saad surma. No sellised põhjused võib-olla. Nojah, aga nii on kombeks tänapäeval lihtsalt. Mingisugune soga ja valetamine on ju üleüldine. Kumba lõpuks parem, eks ole? Kas sa oled nii-öelda tundetu jõhkard ja ilma emotsioonid, et ütleme ilma kaastundeta jääd ellu või siis sa kaastundlik kõnnid üle kalju ääre kukud alla ja saad surma õilsana? Kindlasti selline õilsa eesmärgi nimel suremine väga lollilt on ideaalne eluviis. Ma kõigile soovitan. Pange pea tulle, hüpake jõkke.
No seda siin Hanah Lahe ka põhimõtteliselt soovitab, eks ta jätkab siin samas vaimus edasi, et spordialade ebavõrdne kajastamine meedias, mis jällegi siis ignoreerib seda ilmselt nii-öelda põhjust, ehk et üks on populaarne ja seda tahavad inimesed vaadata, sellepärast seda kajastatakse. Teine ei ole populaarne, ei ole huvitav. Näiteks, ütleme, ma ei tea, kes tahaks vaadata, ütleme sellist break-tantsu, kus mingi inimene teeb selliseid liigutusi ja siis aeleb maas nagu vähkreb nagu koer piltlikult öeldes. Ja see ei ole jällegi välja mõeldes, sellepärast, et kas ei olnud praegu, ma ei tea, kas meie meedia on sellest nagu kirjutanud, et üks Austraalia break-tantsu kes ta oli? Reagan haritud break-tantsija, kes küll ei osanud tantsida, aga sellest oli tal mitmekülgne break-tantsu haridus. Break-tantsu vist ka kultuuriteooria või kultuuri mingisugune. Kõik asjad, ta oli ka meedia õppejõud minu meelest. Jah, et sellised ilmselged asjad, et loodame igal juhul ja spordialade ebavõrdne kajastamine meedias jätkub ja endiselt ikkagi kajastatakse neid asju, mida inimesed tahavad vaadata, mitte ei hakata inimestele sundima peale neid asju, mida nad ei taha, sellepärast et me mäletame kõik seda nõukogude aega, kus siis oli võrdsus näiteks uudiste kajastamisel nagu raudnael, oli eetris nii Aktuaalne kaamera kui Vremja, ehkki Vremjat mitte keegi vaadata ei tahtnud, enamus inimesi panid selle kinni, kui ära ta näidati. Aga ega rauasulatus-uudiseid näidati, ma arvan, Eesti uudistes ka neid igasuguseid tootmisprobleeme ja kõike seda, ega seal suurt vahet ju ei olnud. Suurt vahet ei olnud. Igal juhul me mäletame seda aega, kui teleprogramm koosnes paljuski nii-öelda ülevalt poolt ettekirjutatud programmi osadest, mis tuli ära näidata, et oleks võrdne kohtlemine. Näiteks oli väga hariv saade, minu mäletamist kas laupäeva hommikul või pühapäeva hommikul ja selle pealkiri oli Teenin Nõukogude Liitu. See oli väga huvitav saade, võrreldes näiteks ajalehtede ja telesaadetega, mis ilmusid partei kongressi ajal. Kus terve ajaleht oli täis mingisugust kommunistlikku parteimöla. Ta oli muidugi kommunistlik möla, aga see oli juba nagu absurdne. See tuli telekast, ma arvan, tuli ka raadios, see oli lehtedes. Lihtsalt, kui teil on mingid parteilased, ajavad mingit täielikku mulli näost välja. Meil loomulikult ka ei olnud tõega ega tegelikkusega mitte mingit pistmist. Ammu enam. No, igal juhul võtame kokku selle Hanah Lahe katse, ütleme võidelda siis sellise olulise abstraktse mõtlemise instrumendi nagu üldistamine nagu vastu. Et järgmisena me ilmselt ilmub, siis on oodata mingisugust sellist lugu, mis hakkab kõigepealt võitlema võib-olla analüüsi kui teise abstraktse mõtlemise instrumendi või võtte kohta ja siis tuleb ka veel lõpuks katse kustutada ära sünteesimisvõimalus ja ega niimoodi väga palju enam midagi alles ei jää, mis meid ahvidest eristaks. Et Jõudu, soovime meie jõudu ja läheme saatega edasi. Järgmine teema, mõnevõrra meelelahutuslikum ja ongi siis meie tänase saate piltlikult öeldes meelelahutuse rubriik ja pealkiri teie ees endine telenägu Triin Randlo peale lahkuminekut lõin rakenduse, kus käepildistamine annab infot mehe ausuuruse kohta. Esmalt muidugi ei tahaks olla see härrasmees, kellest Triin Randlo lahti läks või lahku läks nii-öelda ja peale mida siis meeleheites naine läks ja lõi esimese asjana rakenduse, mis siis mehe au suuruse kohta annab infot. Kõik on arusaadav, hea idee, jällegi mõnevõrra diskrimineeriv. Viimasel meist Sveniga on saanud tulised diskrimineerimise vastu võitlejad. Diskrimineerimist on üllatavalt palju, peab nõustuma paljude feministide ja sotsiaalse õigluse sõdalastega, seda on tõesti järjest rohkem. Meil on võrdõiguslikkus ja diskrimineerimist olla ei tohi ja kui ei ole, meil väidetavalt seda ei ole või vähemalt ei pea olema, järelikult mis ei solva mehi, ei saa solvata ka naisi. Nii et kui Randlo tegi sellise asja, siis miks ainult mehe au, et mis asi see nüüd siis olgu, eks ole. Et kui juba teha äpp, siis olgu see kõigi kohta ja nii-öelda näiteks selline äpp oleks siis loogiline, millega mõõta ka näiteks naiste suguelundeid. Et naine näiteks pildistab oma kätt ja see annab sulle siis infot, ma ei tea mida, mis... Või jalga. Ja saadab pildi oma jalast ja see peab andma sulle siis sellise info selle kohta, et ma ei tea, kuidas seda nüüd, me satume nüüd selles mõttes väga libedale teele, et see raske on seda nagu kuidagi niimoodi käsitleda, et labaseks seda. Tegemist on ilmselgelt lühikese riistaga meeste diskrimineerimise katsega. Ja see on väga alatu. Nii ei tohi teha.
et noh, on selge, et on paljud naised, kellele lühikese riistaga mehed ei meeldi, eks ole. Samamoodi on väga palju mehi, kellele võib alustada kohe Boratist, kellele ei meeldi välja veninud vulvaga naised. Ja nagu siis mäletame seda, kuidas Borat rääkis, et tal oli väga ilus naine, kes oli alguses, kui ta oli noor, siis kõik oli nii nagu peab, aga juba siis, kui ta sai 15, siis oli juba, asjad olid nagu võlurivarrukas ja hääl läks madalaks. Borat ja nii edasi, et selliseid asju peaks siis mõõtma ja ei ole siin mingit vale häbi, mingit matslikkust siin ei ole. Me just näeme meie taga, nagu te ise näete, suurelt pealkirja tehti äpp, mis mõõdab meeste suguelundit või siis vähemalt annab infot selle kohta. Diskrimineerimist ei ole, järelikult tuleks teha see äpp viia poliitkorrektsete nõudmistega kooskõlla ja laiendada seda ka teistpidi. Just nimelt, ja see on isegi väga oluline, näiteks mulle meenub Vene alternatiivkirjanduse klassiku Benedikt Jerofejevi, ta on kuulus selle poolest, et ta kirjutas Moskva Petuški, see on väga huvitav raamat. Legend, klassika. Kes ei ole lugenud, väga soovitan. See kujutab ühe joodiku elu, kes elab Moskvas, aga ei ole kunagi jõudnud Punasele väljakule. Võib-olla on küll jõudnud, aga alati on enne ennast pildituks joonud, sest teekond sinna Punase väljaku poole käib ühest joogikohast teise. See on väga pikk. Et selline väga huvitav teos, aga tal on ka teine vähem tuntud teos on Psühhopaadi päevik, mis siis põhineb tema sellisel nooruse allakäigu teel, kus on üks episood sellest, kus ta on väga nagu lõpetab suhte ühe naiskodanikuga, sellepärast, et selle genital on liiga väike. Et ka probleem ja selles mõttes võib-olla sellist äppi oleks isegi vaja, et siis Jerofejevi tüüpi meeskodanikud saaksid hoiduda naiskodanikest, kellel on liiga väike. Liiga suur. Liiga väike, temal on just probleem liiga väike, et kõigil on umbes nagu stakan, aga teil on nagu viinapits ja see nagu ei sobi. See ei sobi. No selge. Igatahes selline äppimajandus on tervitatav ja tuleks edasi arendada, et siin on kõvasti ruumi, sest see ei ole kindlasti ainukene asi, mis mehi huvitab. Et mehi huvitab ka kindlasti näiteks naiste kaal või naiste vanus. Et naised millegipärast on meil juurdunud väga seksistlik komme. Ja ka rindade suurus, millega petetakse mehi väga sageli. Kõigega, ka vanuse ja kaaluga kogu aeg petetakse. Kogu aeg, see on diskrimineerimine. Ja nüüd on tõesti tore, et on selline Triin Randlo, kes on kõik need teemad meil avalikkuse ette toonud, hakakem rohkem rääkima naiste kaalust. Ja ei ole tegelikult ju halb mõte. Meil on siin praegu feministlik retoorika, kindlasti ka Hanah Lahegedest me just rääkisime, käivad peale selles osas, et tuleks nii-öelda rakendada seda põhist mudelit, mis siis seksuaalsuhteid ka viib sellise selge nagu väljenduse või selgelt väljendatud soovi peale, kus nii-öelda mehest ei süüdista vägistamises ainult siis, kui tal on naise tõendatud nõusolekus, naine esiteks selge sõnaliselt väljendab, et ta soovib seksuaalsuhtesse asuda ja ei tee seda lihtsalt mitte käsukorras, vaid peab seda tegema entusiastlikult. Et selline tõesti nõue on seal olemas, et hakakem nii-öelda ikkagi rääkima siis kõigist asjadest avalikult, et kui mees ja naine saavad kokku, nimetatakse deidiks seda vist selliseks kohtamiseks, siis teatud teemadest räägitakse kohe. Kõigepealt saab mees niimoodi küsida nagu üks minu sõpradest, kelle selline harjumus on alati olnud. Teda on põlastatud ja täiesti asjatult selle eest tuleb välja, et tema on olnud oma ajast tükk maad ees, tema on sageli läinud ööklubisse ja ilma pikema jututa küsinud naise käest, kas saab keppi, kurat, või ei saa keppi. Kui saab, millest me üldse räägime. Ja teooria on see, et enamasti ei anta, aga vahel ka antakse. Et kõik see, ka minul oli natukene varem ebamugav olukord võib-olla, tundus, et seda kuidagi ei ole päris nagu viisakas. Aga aja kokkuhoid on silma paistev. Üks lause. Ei mingisugust pikka suhet või mis iganes tutvumist, kogu seda jampsimist. Aga nüüd on hakanud feministid seda ikkagi ka agressiivselt nii-öelda propageerima, et see ongi ainukene võimalik viis, kuidas sa ei satu probleemidesse, et sa pead otse välja küsima ja nad väidavad, et nad esindavad naisi. Küsima, peaks olema lihtsalt paned selle märgi rinda. Kus on siis, kus on öeldud, et seksile. Tahan seda või et kas saab juba või midagi sellist. Et ei peaks üldse küsima, et kõik näevad, kellel see märk on, tulevad juurde, et saab küll. Et lähme nüüd. Ja praegu veel tahaks eraldi siin niimoodi viibutada näppu teie, kes te mõtlete, et me siin labast juttu ja me teate, ärge siin ajage meid vihale. Meil diskrimineerimist ei ole, kõik need teemad on avalikud, äpp on olemas, me näeme ilmuvad uudised, mitte midagi labast selles ei ole, et mõõdetakse nii-öelda meeste meheau
järelikult ei ole mitte mingit labasust sellest, millest me siin räägime. Küsitakse, kas saab seksi, see on oluline, selleks, et mitte vangi sattuda, see on elementaarse enesekaitse küsimus. Ja teised teemad, nii nagu naised tunnevad mehed huvi, naiste kaalunumbri vastu, kaalunumber rinda, et ei oleks mingit valetamist. Ja võiks olla ka ikkagi sundida naisi ja ka mehi kandma kõiki neid seksuaalseid näitajaid, nagu sõjaväeauastmed, eks ole, et pagunil on tärnid, siis on need veekujulised asjad, eks ole, üks näitab pikkus, teine näitab kaua kestab, mis seal siis naistel jälle vastavalt rindade suurus ja vanus, kõik on nende tärnide ja nende nagu võib-olla ka ordenitega, et sa kohe näed, kellega on tegemist. Sõjaväes on see minu arust selge, normaalne ja ei ole mingit diskrimineerimist. Ja täiendav väike selline metallplaadike samuti kaela, et kui seal algabki inimesega mingi jutt, siis et sa ei peaks mingi pikalt hakkama seal lohistama seda vestlust edasi-tagasi. Lihtsalt sirutad käe, võtad see plaadi välja ja loed, mis nii-öelda tegelikult kirjas on. See on selline, ütleme, nagu füüsiline pass inimesel. Et mehed kirjutavad siin oma meheau suuruse pikkuse, et muidugi Randlo jääb siis tööta, mis sa teed. Aga hea küll, naised peavad, aga see naiste kaalunumber, see peab järelikult olema digitaalne meerik, sellepärast, et see kaalunumber kipub pidevalt muutuma. Ütleme, et see on, tänapäeva tehnikaga on see kõik lahendatav. Kõik on lahendatav. Kiip, see on nagu vaja ja kõik toimib. No igal juhul Randlo läks seal edasi oma geniaalse leiutusega, on üllatav, kiiduväärne, et Õhtuleht ei hakanud kritiseerima ja seda seksistlikuks nimetama seda hoidku jumal selle eest, midagi seksistlikku siin ei ole, Randlo ajab õiget asja ja kirjutab, et üldiselt naised ikkagi tahavad teada, kas mees suudab olla provider, ehk siis olla suuteline naist ülal pidama, et teine asi... Ja pangaarve, see number muidugi võiks olla ka käe peal. Jah, et see ongi asi... Või rinnas kohe, või otsa ees. Ma saan aru, et see äpp pidigi natukene ka selgitama välja seda, palju mehel ikkagi pappi on. Midagi häbeneda siin ei ole, nagu ütleb Randlo, see nii on, naised otsivad providerit. Aga jällegi, mehed võib-olla ei tunne nii väga selle vastu huvi, palju naistel raha on, sest enamasti neil ei ole, või kui siis oma lahutatud, või siin on nüüd Anah Lahemaa ja ega kõik ei ole nagu peaminister, et laenavad oma raha sadade tuhandete kaupa abikaasale, et enamus naisi seda ei tee, isegi kui neil on see raha. Ei laena, ma ei laena. Jälle tuled nuia, ei saa. Ütleme niimoodi, et mehed nagu sageli tunnevad nagu rohkem huvi selle vastu, mitte selle vastu, palju naisel raha on, vaid selle vastu, kui palju naine tunneb huvi selle vastu, kui palju mehel raha on. Ja meestel siis jälle oleks sellist äppi vaja. Ühesõnaga, et meestel peaks siis olema nagu otsas see number, palju neil raha on, niisugune tulekirjaga hiilgav ja naistel siis see, palju neil vaja on. Et siis nagu oleks kohe selge see. In Time on üks ulmefilm, kus inimestel on käe peal, eks ole, see hiilgav number, kus on kui mitu aastat või päeva või minutit neil elada on jäänud. Seal nagu see majandus käis nagu selle eluea, see oli valuuta, oli see eluiga. Et miljonäridel oli 1 000 000 aastat ja vaestel kehvikutel oli seal paar minutit, et nii kui tööpäeva lõpus said palga kätte, said järgmise päevani nagu ära roikuda kuidagi. Palju häid mõtteid, ma usun, et kõik feministid kirjutavad meie sellele viimase 10 minuti jutule alla, sellepärast, et selline äpp väga selgelt tuntavalt ilmselt vähendaks niigi juba väikest õnnelike, ütleme, perede arvu, no ikkagi tuntavalt, et kõiki neid tõenäoliselt... See võiks tegelikult veel olla niimoodi, et võib-olla kõik inimesed, et mitte diskrimineerida neid, kes ei oska arvutada ja need, kes ei tunne numbreid. Et siis võiks otsa ees olla nagu selline pusletükk ja siis nagu üks pusleäär ja siis vaatad, kellega sul see pusletükk kokku läheb. Et siis võib alustada vahekorda ilma probleemideta. No, Pimedas ka võib-olla ei näegi numbrit või enam ei saa aru sellest numbrist midagi. Peaks olema selline nagu füüsiline, just nimelt äpp, selline pusle äpp. Ja kui äppi ei ole, siis esialgu püüda. Lihtsalt meie kutsume kõik oma vaatajaid üles kindlasti rakendama seda head nõu. Äppi veel meestel ei ole. Seega mehed, võtke asi nii-öelda käsile, kas tehke äpp ja kuni äppi veel ei ole, kui te lähete naisega kohtama, esitage talle need küsimused on vajalikud ja täiesti väärikad, midagi ebaväärikat siin ei ole, küsige, kas saab. See tuleb niikuinii välja. Kas naine on nõus seksiga või kas ta on nõus seksima õhtulõpuks või mitte. See selgub kunagi. Parem teada kohe, küsige naisterahva kaalu, küsige tema suguelundi, püüdke peilida välja tema suguelundi suurus kuidagi, vanus ja siis veel võib-olla rindade suurus ja tühi-tähi. Te ei pea meile seda infot saatma, see meid ei huvita küll, aga andke meile teada kommentaarides, kuidas teil see kohting lõppes. Aga meie järgmise teema juurde ja järgmine teema on siin meie taga ja tuleb siis meile rubriigist konservatiivsed väljaanded kirjutavad. Ehk meie Sveniga parandame
kontrolltöid või kontrolltööd. Ja vahepeal on juhtunud jällegi selline asi, et konservatiivne väljaanne nimega Postimees on siis avaldanud ühe oma paljudest kirjutistest, mis võib-olla jätavad mulje esmapilgul, et nad nii konservatiivsed ei olegi, aga mida ka meie teame. Ja nüüd on siis ilmunud selline lugu, mille pealkiri oli Isolatsioonist väljas. Orbán ehitab Brüsseli võimukoridoridesse venemeelsete koalitsiooni. Ja milles on asi? Asi on siis selles, et selles loos, rutlame siit edasi, käib läbivalt läbi üks sõna, see sõna on paremäärmuslik. Ja seda sõna on siin võrdlemisi palju ja kriipsutasin pildil mõnes kohas selle sõna läbi, et igaüks saaks siis ise ka vaadata ja siin on ta loo alguses on siis, ei ole paljuks peetud selle sõnaga niimoodi liialdada. Miks ei ole igas lauses sõna paremäärmuslik, paremäärmuslane või midagi taolist? No igatahes seda on päris palju ja mina tahtsin Svenilt küsida, et on selge, et peab olema kindel, et inimestele jääks meelde. No, on selge taotlus siin selles loos, et inimestele jääks meelde, kas sinule hakkab nüüd meelde jääma ja selgeks saama, et Orbán on paremäärmuslik, siis Hollandi, Geert Wildersi Hollandi paremäärmuslik Vabaduspartei on paremäärmuslik, üldse, et euroskeptiline Euroopa patriootide fraktsioon, kuhu kuulub, siis ma ei tea, kui palju erakondi, need kõik on paremäärmuslikud. Ühesõnaga, kõik, kes ei ole globalistid, on paremäärmuslased. Et poliitiline spekter koosneb kahest osast, õigeusklikud ja head globalistid head inimesed, ja siis lurjused, fundamentaalsed paremäärmuslased. Seakari. et peab olema kindel, et inimestele jääks meelde ja kordamine on tarkuse ema. Vanasti populistideks. Aga populistid ilmselt ei peletanud nagu rahvast eemale parteidest. Tuleb panna paremäärmus. Tuleb panna ja tuleb palju korrata, sellepärast, et kordamine on tarkuse ema ja siis jääb meelde. Sellest me saame kõik aru, aga nüüd minul on tekkinud stilistiline probleem. Et kas ei ole selline kordus, ütleme, tekstis natukene võib-olla stilistika seisukohast? Kui me kuuleme laule, siis väga sageli on refrään. Eks ole, räägid nagu joruärast, tuleb jälle refrään. Et seda kasutatakse väga sellises popkultuuris. Selge. Et võib-olla isegi vähe veel. Mina olin esialgu kriitiline ja mõtlesin, et sina teed selle asja maha ja ütled, et stilistiliselt selline asi teksti ei sobi, aga tuleb välja vastupidi, et sa leiad, et seda on vähe. See ei ole päris nii, et on nagu üldiselt nagu öeldakse küll, et sõnakordus on halb. Et nagu ühte sõna ei tohiks nagu korrata, et võib-olla paned ja siis paned ning ja siis paned jälle ja jälle ning. Aga et on autoreid ja väga menukaid autoreid, näiteks Indrek Hargla kunagi. Tema paneb alati nii, kordab neid sõnu ja kõik nii nagu on vajas, see töötab hästi. Ja tema ütles, et aga nii teeb Agatha Christie ka. Ja ta teeb seda meelega, et sõnakordus võib olla ka väga efektne. Et ta ühtepidi võib olla natuke tüütu, natuke selline nagu monotoonne, aga teistpidi ta on tõhus. Nii ja naa, et vaatame, et kuna tahame Postimeest ikkagi kiita, siis tuleb öelda, konservatiivne väljaanne, ikkagi küllalt tõhus, et me natuke nüri on. Ei saa pahaks panna. Et seda on teinud ka suured autorid nagu Kristi, et siis Postimees ei võiks. Selge. Kokku oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korda oli siis kõigepealt algatuseks olgu öeldud. Muid sõnu on ju siiski ka. Nagu oleks selles mõttes, mind panigi see mõtlema, et muid sõnu on ka, aga siin põhimõtteliselt see 7 korda paremäärmuslik nagu kirjeldus on, et see tundus nagu kuidagi. Ma tooksin ühe paralleeli veel, et näiteks on analüüsitud surmasektide nagu neid jutlusi või propagandamaterjale. Tavaliselt on ta ikkagi selline ajupesulaadne asi, kus tegelikult jutt on arusaamatu soga. Mitte midagi nagu ei tähenda, ei alga kuskilt, ei lõppe kuskile, aga seal korduvad need õiged märksõnad, mida siis see sekt nagu jutlustab. Kliimasektil on siis kliima ja teadus, siin ütleme siis sellel sektil on paremäärmuslik ja vasaksektil on see paremäärmuslus, et aetakse mingit jura, aga neid õigeid sõnu korratakse seal. Et see tundub olevat tõhus nagu ajupesu viis. Kas ei ole sama asi nagu mana?
või needmine, et... No võib-olla need on natuke keerulisemad asjad, aga samas ikkagi tegemist ilmselt on mingi transitehnikaga. Nagu hüpnoosi viimise. Transiastmeid väidetavalt on 6 ja üks neid transi tekitamise nagu viise ongi korrata. Rahuliku häälega. Samas sõnastuses jurada seda asja nagu edasi, et inimesel siis see terve mõistus nagu lülitub välja ja ta muutub selliseks nagu sisendatavaks, et ta võtab nagu ilma kriitika vabalt need väited või hinnangud siis omaks. Nüüd ma saan aru, see tõesti on täitsa nagu moodustab minu jutus mingi terviku, vaata siin on nagu loo alguses hakkab tulema, et tuleb see mehaanilisel rahulikul häälel vestetakse. Orbani juhtimisel on uus paremäärmuslik, euroskeptiline paremäärmuslik. Fraktsioon kujunes Euroopa Parlamendis oluliseks paremäärmuslikuks. Nii juba magad praktiliselt ja siis sinna tuleb, libistatakse vaikselt selline lause sisse, et Euroopa patriootide fraktsiooni kuuluvad poliitilised jõud, kes seisavad vastu igasugusele föderaliseerumisele ja tahavad EL-i koostööl lammutada rahvusriikide vahelisele koostööle. Ossa poiss, see on uskumatu kurjus, et rahvusriike tahavad nadikaelad. Rahvusriike tahavad omavahel koostööle lammutada. Ja mida nad lammutavad? Euroopa Liidu föderaliseerumist, mida meil muidugi ei ole, aga... Ei ole ja kui me liitusime Euroopa Liiduga, mina mäletan seda, siis sellised suuremad liitujad ikka, need kriitikud ja skeptikud räägivad, miks föderalismist. Ei ole föderalismi, ei tule föderalismi lollid. Lugege muultelt. No ei ole. Ja nii oli. Nüüd siis käib selline mana piltlikult öeldes. No ütleme siin ette ära, jah, et see jutud föderaliseerumisest, et see on selles mõttes natukene üllatav, et Euroopas on väga vähe neid liberaalseid äärmuslasi, kes tõesti julgeksid seda välja öelda, et tegelikult ikkagi eesmärk on föderaliseerumine. Põhjus on selles, et praktiliselt kõikide rahvusriikide põhiseaduses seda võimalust ette ei nähta, sest see tähendab, et... Liitumislepingute järgi ka vist ei tule välja. Paraku mitte, ei tule välja. Ja niimoodi ta läheb siin edasi jällegi ja seda sama võtet on siin mitu korda kasutatud. Nüüd ütleme siin süstiti ära, eks ole, see üks annus nii-öelda vaktsiin, rahvusriikluse oma põhiseaduse vastu said selle vaktsiini kätte. Nii, nüüd läheme tagasi, eks ole, hakkab uuesti selline vaikne mana. Kui paremäärmused saavad liikmesriikide parlamendi valimiste järel rohkematest paremäärmus. Juba jälle uni peale tulema juba sa enam oled juba nõrk, juba nagu halb olla ja süda läheb pahaks. Ja siis tuleb jälle selline lause, et Orbanil on õnnestunud ehitada koalitsioon, mis näitab, et ta pole Euroopa poliitika areenil oma venemeelse hoiakuga isolatsioonis ega üksi võttis poliitika teema kokku. Ehk siis lühikene järeldus, et kui sa kuulud rahvuslaste koalitsiooni, siis sa tegelikult oled venemeelse hoiakuga. Selline järeldus vaikselt. Paremäärmus. Ajalooliselt paremäärmuslased need olid ikkagi pigem nagu mingid neonatsid, näiteks Saksamaal olid mingid sellised asjad ja kuidagi, eks ilmselt mujalgi Euroopas ja kuidagi mingit vene sõbralikust neist nagu kuidagi välja ei saanud lugeda. Pigem vastupidi. Mina olen nagu nii vana inimene, et mina mäletan seda, kui need paremäärmuslased tähendasid ikkagi sellist nagu natsi põhimõtteliselt. Ja neil ei olnud venelastega mingit tegemist. Paremäärmuslus tähendab konkreetselt parempoolset ehk siis rahvuslusele suunatud liikumist, millel on paramilitaarne ja terroristlik tiib. See ka näitab, miks tegelikult see sõna paremäärmuslase kasutamine on manipulatsioon ja lihtsalt rahvale valetamine, et mitte üks neist erakondadest, mida siin nimetati, kõik on mitte lihtsalt parempoolsete vaadetega, isegi nende vaated ei ole eriti paremal, vaid suurem osa neist on, võib nimetada paremtsentristlikke vaadetega harilikud, demokraatlikud erakonnad, mis tegutsevad kõikide seaduse raames, neil ei ole mitte mingeid paramilitaarseid organisatsioone, rääkimata terrorismist või millestki selle taolisest ja ometi Postimees mingil põhjusel on avaldanud sellise loo, või siis sellist lurjust ja jama lihtsalt inimestele hüpnootilisel toonil korrutab ja peseb inimeste ajusid. See üldiselt on nii, et see igasugused need sugestioonid ja asjad, need peavad olema väga lihtsad. Et mingit keerulist, isegi eitust näiteks ei pidavat saama nagu väga lihtsalt sisendada või see üldse, et mitte et ära mine, kui on juba mine, siis ta paneb minema. Eks ole, et see, nagu neid, ja kui me nüüd vaatame seda sõna nagu parem, inimesed, see aju on väga lihtne vaata, parem,
parem, tõesti on parem. Et ma arvan, et see võib anda sellise, selle lihtsakoelise alateadvuse mõjutamise tulemusel, igas keeles ta ei ole parem, eks ole, seal on võib-olla natuke teistmoodi. Aga et eesti keeles ta võib anda väga ootamatuid tulemusi, et andke tuld, vaatame, mis saab. Võib-olla jääb mulje, et on parem. Minul jäi küll mulje, et on parem. Parem. Tõesti, on küll parem. No, muidugi, eks Eestis ole mitmeid erakondi ka, mis tegelikult väga selgelt on läinud juba parem äärmuslusse, nagu näiteks EKRE ja Keskerakond ja Isamaa ja sotsid. juba nagu hakkaks mõjuma juba. Ma ei tea, mis mulle peale tuli. Jätame parem selle teema sinna paika. Igatahes selline mana siis Postimehes ilmus ja ilmselt mõni inimene ikkagi ära tinistatakse selle mingisuguse aja jooksul. Eks neid kordusmotiive ikkagi sellepärast kasutatakse. Nad üldiselt tõhusad on. Kas see on nüüd ainult trans või on seal veel midagi, et ta ikkagi ta töötab. Aga miks ta töötab Postimehes on suur küsimus. Ta töötab, aga kas ta peaks töötama ka Postimehes? Tuleb vallandada. Ma ei tea. Kaua ta töötab teil siin nüüd? Ikka töötab teil veel või? Tundub niimoodi, et ta töötab ja ta on täiesti muutunud ise mingisuguseks selliseks... Võib-olla ta on juba peatoimetaja positsioonil entiteediks, jah. Ma ei tea, mingi positsioon on tal Postimehe toimetuses olemas, mida tal olema ei peaks, sellepärast, et see lugu on võetud siis poliitikos, see ei ole üllatus. Poliitiko tõepoolest on selline vasakäärmuslik väljaanne. Vasakäärmuslik. Poliitiko kui vasakäärmuslik väljaanne on juba ammu aega tegelikult tõestanud seda, et on vasakäärmuslik. Selline lugu on ja ütleme siis võib-olla tõesti peaks natukene Postimehes võib-olla keskenduma, kui mitte just parempoolsetele lugudele, siis igatahes mitele sellistele neutraal- või objektiivsustaotlustele lihtsalt lugudele. Paha asi on see, et kui me siin kordame seda pahemäärvusust natuke, et meil ei ole nagu sellist võimu nagu sellel suurel meedial, et tegelikult need mõjutused ikkagi toimivad siis, kui neil on meeletu see massiiv taga. Et kõige labasem näide pesupulbri reklaam, et ta ei ole ju andekas, ta ei ole ilus, ta ei ole ka tõene, sest igal aastal, mina mäletan vist juba 70ndate alguses Soome televisioonis tulid need pesupulbri reklaamid, siis polnud neid pesupulbreid ju keegi näinudki siin, kuidas siis üks pesi täiesti lumivalgeks ja teisel tuli siuke pruun või hall palakas. Iga aasta tuli. Jälle lõpuks siis soovitaks tõesti natukene vasakerakondadele kuidagi minna rohkem selle kaasaegse reklaamiteooria peale ja hakata avaldama selliseid reklaame, kus pereema peseb pesu ja kõigepealt võtab siukse pruuni palaka ja siis on parem äärmuslik. Mu mees on käinud parem äärmuslik seal koosolekutel, võtab valge ja minu mees on sotsialist. Valge tärk. See töötab. Ärge kartke, olge julged, reklaam eeldab kastist välja mõtlemist. No sellised lood igatahes, et me oleme siin saanud nüüd arutada küll sest parem äärmuslusest ja kõigest veel ja pea hakkab juba valutama, pea suitseb, läheme nüüd võib-olla siis selle möödunud nädala sellise kõige pead suitsema paneva teema juurde ja selline oli ka olemas, mis siis ületas tegelikult kõiki muid teemasid pika puuga, siit võtame ette slaidi ja tõepoolest siis siin panime ka lõpus hinde, aga kes ei räägiks, kes ei oleks rääkinud möödunud nädalal või lugenud sootestis põrunud Iman Khelifi, Alžeeria poksija kohta ja tõepoolest siis oli tegemist kahe poksijaga, seal oli veel üks hiinlanna, kellest on natukene vähem räägitud, kes rahvusvahelise poksiorganisatsiooni ühe neist IBA poolt diskvalifitseeriti, sellepärast et nende testid näitasid, et neil ei ole mitte nagu naistel 2 X-kromosoomi, vaid on X ja Y-kromosoom, mis tähendab, et nad on vähemalt veretesti järgi mehed ja Rock tegi otsuse lubada nad uuesti võistlema ja sellel võistlusel oli siis selline tuline algus, kus vist oli kõige esimene matš, kus Iman Khelif läks endast, ütleme peaaegu lühema itaallanna vastu, ilma pikema jututa lõi sellele korraliku obaduse, ütleme niimoodi, et nagu korralik selline maikasärgis wife beateris naisepeksja lõi selle nina viltu, peas kurgi lõi tagurpidi ja peale seda tõstis kohe itaallane käed üles ja ütles, et ta selle mehega rohkem poksida ei taha ja andis mõista, et see on kõik väga ebaõiglane ja nii edasi. Ja puhkes siis elav debatt, sellepärast, et tõepoolest inimesel on X ja Y kromosoom, mis tähendab, et ta vähemalt verepildi järgi on mees. Kui talle peale vaadata, mis me vaidleme?
inimene meenutab meest, mõtlesin, et tema rasvaprotsent on nagu mehel, naistel rasvaprotsent kaasa arvatud tippsportlastel on hoopis üldjoontes ikkagi teistsugune. Noh, tema jäsemete pikkust, pikad käed, jalad, kõik see ikkagi skelett natukene meenutab rohkem meest ja nii edasi. Et aga mis... Abielluda ei tahaks sellise tüübiga. Kui just pole naine, jah, aga et mees olles pigem nagu mitte. Et mis siis kõigest sellest asjast nii-öelda arvata ja hüppame kohe edasi, et väga kiiresti jõudis siis Delfi üllitada oma faktikontrolli, mis muidugi lõi punased laternad põlema, sellepärast et faktikontroll väitis, et Iman Khelif ei ole transsooline naine ja võtan selle slaidi ka siit ette. Nii. Ta ei ole ka kaamel, aga mis siis? Tõepoolest, seda ta ei ole ja see on nüüd esimene asi, mis üldiselt oli niimoodi, et ilmus selline väga veider ja hästi kallutatud või ütleme nii, et mitte järjepidev kajastuste jada, kus väga selgelt asus meedia esindama, ma ei tea, mis põhjusel, aga mingil põhjusel esindama seda vaate kohta, et Iman Khelif on naine. Ja millel see põhines või miks meedia peaks võtma selles asjas seisuga, see jäi mulle arusaamatuks. Minule ei jää arusaamatuks. Vasakaktivistid on väga mihklid igasuguse soohämaruse, igasuguse transseksualismi, homoseksualismi ja muu sellise soosegaduse peale. Neile meeldib, kui see sugu on nagu pudru ja kapsad. Ja nüüd nad on leidnud siis ühe siukse, on ta siis mees või naine, tundub, et mehe geenidega, mehe välimusega, võib-olla on ta siis naise organid, midagi. See on selline ka selline kummaline olend, mitte tavaline, aga veider, eks ole. Et leidsid selle veidriku ja neile meeldivad veidrikud. Nemad hoiavad selliste natuke imelike ja ummamuudu tegelaste poole. Need on neile sotsiaalselt lähedased. No nagu kommunistidele, revolutsionääridele olid kriminaalid, olid sotsiaalselt lähedased. Ja on siis, ütleme, vasakajakirjanikel on igasugused sellised veidrikud on nagu võib-olla hingelähedased. Arusaadav. Ja mida siis asuti kontrollima asuti Urmas Reitelmanni väidet, see vist oli, kas oli äkki uutes uudistes ja kõlas umbes niimoodi, et või vahendas uued uudised siis Urmas Reitelmanni Facebooki postitust. See postitus kõlas niimoodi üldjoontes, et jutt käib, kirjutas, et olümpiamängudel toimunud juhtumid, kus uus naine võitis boksis tõelist naist kui häbiplekki olümpiamängudel üldse. Jutt käib boksimatšist, kus vastamisi olid Alžeeria transportlane Iman Khelif ja itaallane Angela Carini. Ja kuidas siis sõnastas faktikontrolli kõigepealt selle kokkuvõtte. Ma loen selle kokkuvõtte kohe ette, siis me saame natukene nagu teha meediakriitika faktikontrolli Delfi faktikontrollile. Lubame, see on alati meelelahutuslik, Delfi ei vea kunagi alt. Otsus, vale, oleks ka üllatus, kui oleks antud kord elus EKRE-le õigus, ma ei tea, kas kunagi on antud, võib-olla kord või kaks. Alžeeria olümpiasportlane Iman Khelif ei ole transsooline, ta on passi järgi naine, ta on alati võistelnud naiste kategoorias ja ei identifitseeri end muud moodi kui naine. Pole ühtegi tõendit, et Khelif oleks teinud soolist üleminekut. Alžeerias on transsooliseks olemine ja soo vahetamine kriminaliseeritud. Nii, see on nüüd totaalne segapudru, mis on siin kirjas ja hakkame seda nüüd siis arutama. Kas Reitelmann ütles, et ta on transsooline? Tõepoolest, Reitelmann seda ütles ja mida siis, esimene küsimus oleks, mida kontrolliti? Tundub selle järelduse järgi kontrolliti korraga mitte ühte, vaid hoopis kahte asja. Seda, kas ta on transsooline ja seda, kas ta on teinud soolise ülemineku, sest Reitelmann ühes kohas nimetas teda transsooliseks ja teises kohas uusnaiseks. Et kohe eos võib öelda, et need ei olnud siis Reitelmannil mitte väited. Väite sisu oli ikkagi see, et põhimõtteliselt oli sisu see, et tegemist on mehega, mitte naisega, kes võitleb naiste kategoorias ja see on häbiplekk. Ehk siis andis moraalse hinnagu sellega. Faktikontroll üldse ei vaidle, millegipärast on ta hakanud kinni sellest Reitelmanni nii-öelda nimetustest, kuidas ta seda naist nimetab, arvestades, et Reitelmannil... Terminoloogia on nagu segane, aga asi ise võib-olla ei olegi nii segane. Asi ise just ei olegi eriti segane. Geenid on nagu need X ja Y, siis just pilt on selge. Et kõigepealt, mis on asjaolud? Et asjaolud on sellised, et siis teadupärast IBA, mis on siis üks boksiorganisatsioon, avaldas enne olümpiat tegelikult juba info, et 2 olümpiale lubatud sportlast, boksijad, kes on saanud õigus olümpial võistelda, on siis juba varasemalt vist kas aasta või 1,5 aastat olnud diskvalifitseeritud sellesama rahvusvahelise boksiorganisatsiooni IBA poolt.
IBA nimelt siis 2 korral testis enne oma korraldatud võistlusi ja IBA, olgu siis kohe avame seda ka pikemalt, aga need võistlused ei ole mingid väikesed võistlused, vaid ikkagi rahvusvahelised tiitlivõistlused, nii-öelda amatöörsportlaste tiitlivõistlused ja tehti enne neid siis 2 testi ja mitte neile sportlastele, vaid põhimõtteliselt kõikidele sportlastele ja tagasi tulid neist siis nii-öelda selle teatega, et need 2 testi ei läbinud nii-öelda sookontrolli ainult 2 need sportlast ja neid 2 esimesel korral vist võeti, ma ei mäleta, mis oli täpne meede peale esimest korda, aga siis teisel võistlusel, kui jälle kontrolliti kõiki nii-öelda naisi ja kontrollitaksegi neid sellepärast, et mehed ei pääseks naistes ikka võistlema, selleks, et naisi kaitsta. Ka teisel kontrollil need 2 sportlast andsid selle testi, mille järgi nad siis nii-öelda verepildi järgi, tegemist oli vereanalüüsidega. Teaduse silmis olid nad mehed. Ja tuli tagasi tõepoolest selline teade, et nad on teaduse silmis mehed verepildi järgi vähemalt, sest neil ei ole mitte XX-kromosoomid, vaid on XY-kromosoomid. Ja asi selge, disklahv ja saadeti ka IBA poolt siis teade ROK-ile, et need inimesed on sellised testid andnud ja et nad on testid järgi mehed. Kõik selge loogiline. Ja ROK kinnitas, et sai selle info kätte ja tegi otsuse, et lasta need naised ikkagi võistlema. Nii. Ja jama hakkas lahti kooruma nüüd peale seda esimest tavamatši, mis siis tõepoolest oli graafiline, nii-öelda ta oli väga... Kas olümpiakomitee siis kuidagi või mis iganes on see organisatsioon olümplased, et kas nad põhjendasid siis oma seisukohta? Kui teadus ütleb, et on nagu testi järgi mees, aga me ütleme, las see mees võistleb. Aga ma arvan, et olümpiakomitee kinnitas ära ka näiteks prantslaste poolt välja töötatud avatseremoonia ja nii edasi. Ja see ei ole esimene kord. Olümpiakomiteed võib kritiseerida paljude muude väikeste otsuste pärast. Olümpiakomitee näiteks tegi ka otsuse, et olümpiaalade kava, kuhu on juba võetud viimastel aastatel terve rida, järjest veidramaid ja veidravaid alasid, nüüd siis võeti olümpiamängude kavasse break-tants. Kui palju on nüüd break-tants oma olemuselt sport, mitte eriti palju, eriti kui tema nimes sisaldub sõna tants, eks ole. Tants ei ole sport. Sport tähendab ikkagi üldiselt mingit oma võimete, ta ikkagi on natuke seal on mingid elemendid nagu küll, mida vist tehakse. Ma mäletan kunagi Pärnus näiteks olid break-tantsu võistlused, see võib-olla oli Vene aja mingi lõpp veel, et seal oli pea peal keerutamine, oli üks selline ala, mida vist ainult üks pärnakas suutis teha. Keda ma isiklikult tean, aga üldiselt seal olid erinevad... Aga olümpiaalad üldiselt, seal on ikkagi oma reglement ja on olümpiaharta ja üldiselt olümpiaalade puhul alati on peetud oluliseks seda, et olümpiaalad oleksid... Sarnaneb nagu ilu uisutamisele, eks ole, mis on, tehakse mingid hüppeid... Pigem võistlus tantsule ja nii edasi, et sa võid võistelda paljudes asjades, mis ei ole sport. See, kui sa milleski võistled, ei tähenda automaatselt, et tegemist on spordiga. Et võib-olla, jah, siin võib vaielda, kas tegemist on eneseväljenduse või spordiga, aga minu meelest, ütleme, nagu see sidespordiga... Igal pool, kui stiili hinnatakse, mina ei pea seda nagu spordiks. Samad sõnad siin ja seal just seda hinnataksegi. Tegemist on just nagu eneseväljenduse, kui sa väljendad ennast erinevate ideede kaudu, mis kujutavadki endast põhimõtteliselt kehaliikluse stilistikat, eks ole. Põhimõtteliselt, mida sa muud seal hindad, kui seda... kui äge sulle miski tundub või huvitav või väljendusrikas. Seal on kindlasti igal alal mingid traditsioonid, mida hinnatakse, mida ei hinnata, need võivad muutuda kord nii, kord naa. Aga mina saan aru, kui on kaugushüppe, hüppas nii kaugele, mis stiiliga kedagi ei huvita. See on nagu õige asi. Võib isegi huvitada, aga see ei ole primaarne või sellest sa ei saa midagi selles mõttes. See on inimestele ta on ilus või kole või mis iganes. Tähtis on sentimeetrid. No igatahes läks siis olümpia lahti ja kohe esimeses matšis itaallasega tõepoolest ninaluu kas murdus teise löögiga ja itaallane lihtsalt katkestas matši sõna otseses mõttes ja ma ise vaatasin seda, ma olen ise selle sama spordiga mõnda aega tegelenud ja ütlen kohe sirgelt, et naiste boksil on omased, vähem minu hinnangul teatud jooned, et naistel ei ole nii palju jõudu kui meestel, neil ei ole nii palju füüsilist võimsust kui meestel. Nad ei ole harjunud selliste obadustega. Seda ka, aga üldse, kui sa vaatad, kuidas naised boksivad, siis naiste boks on spetsiifiline mingis mõttes. Naistel on väga sageli väga hea tehnika boksis, sellepärast, et tehnika annab sulle tegelikult väga sellise hea võimaluse või tehnika on selline asi, mida sa saad väga hästi kasutada selleks, et lüüa kiiremini, lüüa rohkem, lüüa paremini. Ja naised on selles mõttes väga targad, et kuna neil ei ole nii palju jõudu, näiteks väga paljud boksijad meeste seas ei ole tehniliselt nii head, sest nad on harjunud lootma oma jõule, kellel on väga head füüsilised eeldused, võib jõu
baasil. No, eks see eesmärk ongi ikkagi siia tohlakas ära anda. Täpselt. Ja kui sul ei ole nii palju jõudu kui võib-olla sinu naabrimehel, eks ole, siis sa lähed otsid muid viise, kuidas see tohlakas kõvemaks saada. Aiateiba. Ja enne tehnika ja siis aiateivas. Nii. Et kui ma vaatasin, kuidas Iman Khelif boksib, siis minu silma järgi boksib ta ikkagi nagu mees. Ta mõtles, et tema edu olümpial, ta ei ole tehniliselt halb boksija, ta kindlasti on tänaseks hea boksija, aga tema edu naistes on esiteks selles, et tema käte siru ulatus on nii palju pikem kui teist. Naised üldiselt on selles kaalus tänu oma kehaprotsendile kokkuvõttes sellest Iman Khelifist ligi peajagu lühemad ja tänu sellele nende käe siru ulatus sirul, et see vahe on piltlikult selline, nende liikuvus võrreldes Khelifiga on midagi hoopis teiste löögi tugevus lõpuks ka täiesti teistsugune, nii et täiesti öö ja päev. Et see küsimus ei ole nagu selles, et Iman Khelif oleks parem boksija, vaid edu tagavad talle ringis puhtalt tema füüsilised eeldused. Ja seal ei ole, ta oma boksi oskustelt on umbes samaväärne nende naistega, kes seal olid. Et see oli siis esimene asi ja hakkame siis vaatama, mis seal nüüd lõpuks nagu siis nii-öelda kulges, aga tõmban selle meediakriitika faktikontrolli kokku, et kõigepealt see järeldus, mis tehti paraku, on ebaloogiline, et kordan selle üle, et otsus vale, ta ei ole transsooline, ta on passi järgi naine, on alati võistelnud naiste kategoorias ja ei identifitseerinud muud moodi kui naine. Esiteks. Kuidas see puudub vereproovi? Alustame kohe algusest, ta on passi järgi naine. Kas see, et ta on passi järgi naine, tõestab, et ta on naine? Absoluutselt ei tõesta. Et Iman Khelif on alžeerlane, Alžeeria, igaüks võib minna ise vaadata, otsida üles, kas Alžeeria on õigusriik, kas Alžeeria on selline riik, kus sa, ütleme, seda välja antud passi saad nagu 100% usaldada. Alžeeria on vist minu meelest riikide selles vabaduse indeksis kusagil seal, ikka täiesti lõpus. Seal on umbes, lõpus on mingi väikene ports, kas paar 30-40 riiki, mida loetakse mitte vabadeks riikideks. See tähendab, et nad ei ole üldse demokraatlikud riigid. Alžeeria on üks neist. Veel, Alžeeria on moslemimaades, nagu me teame, igasuguste hälvete suhtes, põhimõtteliselt neid lihtsalt ei eksisteeri, neid vist ei ole lubatud või midagi sellist. Sa oled kas naine või mees. Ja kui nüüd peaks tõesti tõsi olema see, et Iman Khelif on siis kusagil, ta on mingisuguse sellise bioloogilise häirega, et tal on mõlema soo tunnused, mis on üks võimalusi, eks ole, siis sellisel juhul tal ei saagi mingit õigus nagu staatust olla. On selge, et kui see nii oleks... No mingi pass tuleb talle ju anda, kui ta on olemas. No vaadatakse, on natuke rohkem naise moodi, anname naise passi. Ja me ei tea, on ju, kuidas, mille põhjal see anti. Välimuse järgi võib olla. See võis olla, võib-olla vaadata, et millised välised sugutunnused tal olid, aga see, nagu teada, siis ma ei mäleta täpselt selle diagnoosi nime, et on üks täitsa levinud selline intersex nii-öelda arenguhäire, kuidas seda nimetada, siis selline, kus inimesel ongi välised ühe sugupoole tunnused ja sisemised kas mõlema või siis vastassugupoole tunnused, et neid asju paraku juhtub ja on võimalik, et Khelif... Aga ma saan aru, et ei boksita mitte suguorganitega, vaid boksitakse ikkagi nagu sellise üldise nagu sellise kehalise konditsiooniga. Ja see on tal ju pigem mehe oma. Kehaline konditsioon tuleneb peamiselt ikkagi sellest, mis kromosoomid sul on, see ikkagi reguleerib selle täpselt, milliseks kujuneb sinu luustik, milliseks lihastik, üks organ on teistmoodi, aga käed, jalad, rinnakorvid, asjad kõik on asjad, nagu... apnikutarbimisvõimed, seal kopsumahud, asjad, käte, jalgade pikkused, kõik see, millest me rääkisime ja nii edasi. Ilmselt lihaste omadused, lihaste ainevahetus, mis annab sulle selle jõu ja võimsuse, kõik see on mehe oma sellisel juhul. Aga ma juhiks just tähelepanu sellele, et faktikontrolli nii-öelda esimene põhjendus lihtsalt on ebaloogiline, et see, et ta on Alžeerias välja antud passi järgi naine, ei tähenda, et ta tingimata on naine ja näiteks USAs on sul täna võimalik olles mees, siis saada endale pass, kus on sooks märgitud naine. Võistluskeeldu ei saanud ju mitte passi ette näitamisel või võistlusluba, vaid vereproovi nagu tulemuste järgi. Seda küll. Ma praegu lihtsalt vaidlen teise asjaga. Ma vaidlen praegu nende 3 välja toodud põhjenduse loogikaga ja tahan osutada sellele, et need 3... Pass tänapäeval ei tähenda mitte midagi. See ei tähenda mitte midagi. Teiseks, et teine järeldus oli siis see, et ta ei identifitseeri end muud moodi kui naine. See ei ole mitte mingit tähendust. See puudub. See võib identifitseerida nii või teisiti, aga see ei ole, me ei näe ta pea sisse, mis ta seal mõtleb. Et kui ta ka identifitseeriks ennast, Iman Khelif identifitseeriks ennast külmkapina, siis see ei tähendaks, et oleks külmkapp. See, kellena ta identifitseerib, see ei ole absoluutselt oluline. See järelikult ei ole üldse... Hobusena identifitseerida, aga ta ikka tõkkeid ei lasta jooksma. Ei lasta ja ta ei hakka kaeru sellest sööma. Ilmselt võib pakkuda, aga lõpeb halvasti, kui ta nagu sööb seal
ütleme heinaga või selle nii nagu hobused seda kaeru söövad. Et igatahes need kaks asja on siis täiesti asjasse puutumatud ja kolmas on, et pole ühtegi tõendit, et Khelif oleks teinud soolist üleminekut, aga see enam juba muutus nii-öelda siis sujuvalt see, mida üritatakse tõestada, et kui üritatakse tõestada, et ta ei ole naine, siis see, et ta oleks teinud soolist üleminekut, ei tähenda mitte midagi, sest ta võis olla juba sündinud kahe sugupoole tunnustega. Ühesõnaga, tõi Delfi faktikontroll 3 põhjendust, millest mitte ükski ei selgita tegelikult seda toodud otsust, mille järgi on see otsus valeks hinnatud ja see nagu räägib midagi iseenda eest. Aga nüüd saame siis minna selle juurde, et mis siis tegelikult on. Et kas ta siis on mees või kas ta on naine, kes valetab, kes ei valeta ja kriitikud on rääkinud. Kui selleks parameetriks on see vereanalüüs, siis selle analüüsi järgi ta on mees ja asi ongi otsustatud, ega seal ei midagi muud ju aluseks ei võetagi. Ainult ma saan aru, et see teaduslik nagu mingisugune laboritöö siis nüüd seal olümpiakomitees enam ei kehti. No kriitikud ütlevad, et probleem on selles, et IBA on Venemaa kontrolli all ja kogu see jutt sellest YX kromosoomist on siis Venemaa poolt fabritseeritud selleks, et rünnata ja nii edasi. Venelased on välja mõelnud vereproovi selleks, et nagu kiusata taga mingisuguseid hämara olekuga naissportlasi või meessportlasi. Seda ei öelda otse, aga seda antakse mõista niimoodi, jah. Ja selleks, et seda proovid tehakse ainult Venemaal ja kuskil mujal neid vereproove ei tehta? Ei, neid vereproove ei tehtud Venemaal. Aga üldse selleks, et seda väidet hinnata, nüüd peab natukene rääkima sellest IBA-st, mis see IBA on. Nii et need, kes tahavad selles asjast tõde teada, kuulake nüüd. See ei ole võib-olla kõige lihtsam, aga paraku veidi läheb aega. IBA on endine boksiorganisatsioon nimega AIBA, mis ei ole mitte mingisugune väike organisatsioon. Boksis nimelt on siis hulk erinevaid organisatsioone, millel on siis võib-olla erinevad haldusalad. Näiteks AIBA oli peamiselt amatöörboksi, rahvusvahelist amatöörboksi, olümpiaboksi reguleeriv kõige tähtsam nii-öelda organisatsioon, mis korraldas siis erinevaid võistlusi amatöörboksis, maailmameistrivõistlusi, ilmselt Euroopa meistrivõistlusi, isegi olümpiaturniire, koostöö siis Rockiga, Rock andis neile selleks loa ja nii edasi. Lisaks AIBA oli ikkagi väga suur organisatsioon ja korraldas ta ka näiteks, kas oli siis World Boxing seerias äkki, kui ma ei eksi, või midagi sellist poolprofi turniiri, mis oli vahepeal üks kõige põnevam üldse selline poolprofi või ainuke suur poolprofi formaat, mis oli amatöörides profiboksi üleminekul. Nii et tegemist on olulise suure organisatsiooniga, kindlasti mitte mingi suvalisega. Süüdistatakse, et AIBA nüüdne IBA on siis Venemaa mõju alla langenud. Nimelt on siis IBA uus juht, vist aastast 2017, selline isik nagu Umar Kremlev. Tuleb tunnistada, et see väide vastab tõele. Tõepoolest, Umar Kremlev sai siis IBAs võimule. IBA on ikkagi selline, kuna ta on põhimõtteliselt üle maailma organisatsioon, toimuvad seal hääletamised juhi valimiste osas ja viimastel valimistel peale seda, kui AIBAT oli, tollase nimega AIBAT veel oli siis lõhestanud mitmed korruptsiooniskandaalid, õnnestus teha sellel Venemaa kandidaadil Umar Kremlevil, kes on siis ka Venemaa boksiföderatsiooni juht olnud mõnda aega ja võib öelda ka tõepoolest Putini kaudselt ringi kuuluv inimene, õnnestus teha väga tugev kampaania. Keegi ei tea, kuidas ta võitis, kas seal mängis rolli samasugune korruptsioon või mitte, igal juhul ta võitis. Ja selle võidu järgsed nagu otsused tegelikult räägivad selgelt keelt. Üks esimesi asju, mida Umar Kremlev tegi, oli see, et ta tõi uue sponsori IBA-l, kelleks on Gazprom. Ja see kas Gazpromiga jäi nüüd raha vähemaks või tuli teda rohkem? Raha tuli kõvasti juurde. Halb otsus. Boksile ei tohi anda palju raha. Aga teisalt, kes maksab, see tellib muusika. Ja selles mõttes siin ei ole nagu eriti küsimust. Keegi alati maksab, järelikult keegi alati selle muusika tellib. No varem võib-olla osa sellest muusikast oli niimoodi, et igaüks kangutas, eks ole, tekki oma poole, seal tehti valskust ja nii edasi, üritati teenida. Eks neil on olnud teisi suuri sponsoreid rahvusvahelisi ka. Aga mida veel Umar Kremlev tegi? Umar Kremlev ühe esimese asjana viis selle IBA peakontori Venemaale. Ja tänase seisuga suur osa IBA tehnilistest töötajatest, nii-öelda kontori töötajatest on ikkagi venelased.
ehk et Vene juhtimine on läinud de facto Venemaale, eriti just tehniline juhtimine. Samas ütlen ette ära, IBA on suur organisatsioon endiselt, seal on näiteks terve rida erinevaid juhtimisorganeid, seal on mingi direktorite nõukogu, mis on täiesti rahvusvaheline. Seal on peasekretäriaat, mis asub endiselt Lausanne'is, mis on täiesti rahvusvaheline, aga need rahvusvahelised inimesed seal eesotsas siis inglasest tegevjuhiga on paraku kõik selle Gazpromi palgal ilmselt. Tegemist on seal on veel umbes 3-4 erinevat komiteed, et kõik need komiteed on rahvusvahelised ja üldine pilt on selline, et ehkki venelane seda juhib, see ei tähenda, et tegemist oleks pisikese, just nagu ütleme, osaühingulaadse firmaga, kus üks mees ütleb, mida teised teevad ja nii on. Et tõenäoliselt on tegemist ikkagi tunduvalt keerukama organisatsiooniga, kus juht ja võib-olla kõige peamine mõju tuleb Venemaalt tänu rahale, aga see ei tähenda, et ülejäänud liikmed nii-öelda on käpiknokud. Et millised on nende omavahelised suhted, väga raske öelda. Kindel on, et Venemaa mõju seal praegu on juhtiv ja seda näitavad mitmed poliitilised otsused, mida siis IBA on teinud. Neist üheks oli eelmisel aastal Ukraina poksikoondise eemaldamine. Ikkagi IBA võistlustelt nii-öelda siis bänn Ukraina poksikoondise, mis räägib paraku selget keelt sellest, et Venemaa mõju seal praegu prevaleerib. IBAs on iseenesest olemas ka Ukraina esindajad siiamaani. Näiteks IBA sportlaste komitees istub just äsja olümpiakulla võitnud Ukraina poksija Oleksandr Hizhnyak. Aga jah, millised nende täpsed omavahel suhted on, kui palju seal poliitikat on, ilmselt palju. Nii et selline on üldine vaade. Veel paar küsimust. Kes on Umar Kremlev? Ka huvitav tüüp, et Umar Kremlevi nii-öelda sünninimi on midagi hoopis muud. Tal ei meeldinud tema nimi, ta on kusagilt väiksemast riigist, äkki Kasahhist või kusagilt pärit või Tadžikistanist vist. Ja mingil hetkel siis ta otsustas oma nime ära vahetada, võtsi endale uue perekonnanime Kremljov. Teine oli Kislakov ja mingi Aulov. Aulov enam-vähem ja nüüd siis võttis oma nime paraku Kremli järgi ja tuleb öelda, et see ei kõla eriti hästi. Ja kui vaadata ka tema sellist karjääri või elukäiku või ametikäiku, siis tema esimene elukutse, mille nad alustas, oli ikkagi selline bandiit. Et selle banditismi ja igasuguse väljapressimise ja vist peksmiste ja muude asjade eest vana poksija, selle eest sai ta oma esimese vanglakaristuse, mida ta istus mitu head aastat, vist 21-aastaselt, veel 24-aastaselt ei pidanud ta paljuks veel korra ühe kriminaalkaristuse saama, aga peale seda asus ta siis patukahetsuse ja headuse teele ja väga kiiresti headuse teele hakkas kerkima siis Venemaa poksiföderatsiooni juhiks. Väga kireva taustaga isik. Võib nii öelda. Ja kokkuvõte on siis nüüd see, et on puhkenud selline poliitiline debatt, kus siis ROK ja kõikvõimalik maailma liberaalne pool, kes on asunud, sealhulgas ajakirjanikud on asunud siis seda IBA välja toodud tõendeid kvalifitseerima justkui inforünnakuks, väites, et see on kõik Venemaa propaganda ja see on vale ja omakorda IBA siis püüab selgitada, et neil ei ole poliitikaga mingit pistmist ja kõik see, sealhulgas tõendid, on tõde. Ja et seda ka kinnitada, selleks korraldas siis IBA ka pressikonverentsi, kuhu... Aga võib ka nii olla, et neil on poliitikaga tegemist ja samas need testid ikkagi on õiged. Nii võib üks olla. Ei välista teist. Täpselt, see on üks võimalus ja kui nüüd püüda nagu aru saada, mis seal siis tõde on ja mis ei ole, siis kõige rohkem hakkabki selline mulje jääma. Ja kõigepealt põhjendan, miks minul selline mulje jääb, see on minu isiklik arvamus, aga see tundub sellest, et esiteks see sportlaste diskvalifitseerimine IBA poolt toimus ammu enne, kui tekkis olümpiajama ja tegelikult toimuvad need kontrollid suhteliselt rutiinselt. Neid inimesi ei kontrollita spetsiaalselt, et kedagi kottida, vaid on võistlused. Enam-vähem naised vist, nagu ma aru saan, kõik peavad esitama mingisuguse vereanalüüsi, keda siis kontrollitakse, et nad kvalifitseeruks naiste sekka. Kui seal keegi, ja see kontroll toimub niimoodi, et mitte IBA ise ei kontrolli kedagi, vaid selleks on ikkagi lihtsalt ostetakse teenust mingisugusest, ma eeldan, et ka Šveitsi või kusagil laborist, kuna IBA asub Šveitsis, võib oletada, et see on Šveitsi labor. Ja sinna saadetakse loomulikult täiesti anonüümsed proovid, sellepärast, et laborit ei huvita see, kellele kuulub labor, lihtsalt saadab numbrid vastu, et number see ja see on nii-öelda mees, X ja Y kromosoom, vot selline verepilt siit on nähtav. Ja seda juhtus siis 2 korral ja kui see juhtus aasta tagasi, siis sellest teatati ROK-i, et selline asi ja tegelikult mingis konflikti üldse ei olnud. See IBA lihtsalt esitas taotlused, et soovitame teil mitte lubada, ROK kinnitas, et sai kätte ja tegelikult selle hetke seisuga oli nagu fikseeritud tegelikult, et need inimesed ei peaks nagu sobima. Konflikt tekkis mitte sellest, et IBA aasta või 1,5 tagasi selle testimise tegi, vaid sellest, et ROK lubas need inimesed võistlust. Testile vaatamata lubas võistlust. Just. Nii et see on nagu üks asi, mis nagu pisut nagu räägib selle kasuks, et need testid ei pruugi olla tingimata valed. Et kui te küsite, et kas tegemist on infooperatsiooniga, siis minu arvamus, isiklik arvamus, kõige selle info põhjal seni on, et jah,
tegemist on tõenäoliselt IBA poolt infooperatsiooniga ja kõige rohkem viitab sellele siis see IBA poolt korraldatud pressikonverents, millest me teile 3 minutit näitame, see annab teile kõikidele päris hea ülevaate ja sellel konverentsil siis tegelikult, mis toimus väga terav poliitiline konflikt 2 osapoole vahel ja seda oli huvitav jälgida. Ühel pool istus siis umbes 150 ajakirjanikku, kes olid peaaegu ikka suure ülekaaluga meelestatud nii-öelda vasakliberalistlikult ja globalistlikult, kes asusid siis kohe ründama IBA-d ja süüdistama teda, õigemini alustasid poliitilist debatti, mitte ei küsinud, vaid alustasid poliitilist debatti IBA-ga ja see poliitiline debatt väga kiirelt kiskus selliseks, et ajakirjanikud küsimuste asemel kohati asusid pidama kõnesid, pöörasid ennast näoga juba nii-öelda IBA suunast saali poole ja teenisid seal üksteisele aplausi ja kostsid kestvad kiiduavaldused ja nii edasi. Tegemist oli feministide ja retsidivistide sellise vastuoluga. Teatud mõttes küll, pluss IBA poolt istusid siis laua taga IBA tehnilised töötajad, kes jätsid sellise mulje, et nad olid erakordselt ebamugavas olukorras. Nende selja taga teleekraanilt rääkis siis IBA nii-öelda president, pätt ja bandiidu Mark Remlev, kes maksab nende isikute palgad kõikidel ja laua taga istusid iseenesest ilmselt avaliku kuvandi huvides siis välismaised eksperdid, inglasest tegevjuht, siis oli seal vist kreeklasest, kas arstliku komisjoni esimees või oli ta maltalane, no ühesõnaga sealt lõunaosariikidest ja itaallasest veel, kas äkki spordikomisjoni nii-öelda juht. Ja kes kõik siis kolmekesi püüdsid maailma veenda selles, et meie poliitikat ei tee. Ja peale seda, kui nad olid palehigis seda üritanud jällegi 10 või 15 minutit selgitada, tegi nende tüüpilise vene käekirja järgi nende selja taga ekraanil lahti suu Umar Kremlev, kes asus lihtsalt liberaale sõimama sodomiitideks ja kõigeks muuks selliseks, kes rääkis eksklusiivselt ainult poliitikast ja mitte spordist. Nii et selline toimus, huvitav vastasseis toimus, selge oli, et see oli politiseeritud ja Iman Khelif ja see teine sportlane seal vahel tegelikult on võib-olla isegi natukene süütus olukorras, et nad ei ole tegelikult ka midagi nagu eriti teinud, ega neil ei ole ju mingit kohta. Mina saan aru, et see retsidivistide poksiühing midagi väga valesti ei teinud. Tegi oma rutiinsed testid, korraldas oma võistlusi, vaatas, kellel testid ei sobinud, saatis olümpiakomiteesse, kõik oli ju nagu enam-vähem. No retsidivistid küll, aga tegid asja ära. Sotsiaalselt kauged. Tegid ära asja. Aga kust jama tuli? Jama tuli sellest, et... Rock lasi ideoloogilistel põhjustel. Just. Kes tegi poliitikat? Alustas Rock. Just. Ja sellele otsustas siis reageerida omakorda IBA omapoolse poliitikaga. Täpselt nii. Aga nad ei alustanud poliitikat. Nad ei alustanud ja selline on minu mulje. Nad lihtsalt kasutasid selle võimaluse ära, mis neile rumalusest või perverssusest nagu kätte mängiti ja andsid täiega tuld. Ja seejuures peab ütlema veel, et mitte niivõrd IBA ise organisatsioonina ei ole olnud see, mis on seda poliitikat siis viljelenud, vaid pigem on selleks poliitilise suuna ajaks seal olnud Umar Kremlev ja jätab sellise mulje, et kuna IBA ikkagi väga suures osas on valitav organisatsioon, siis ta ei ole nii vertikaalne, kui inimesed võiksid ette kujutada. Ja suure tõenäosusega selle rahvusvaheline peakontor, mis Lausanne'is asub ja mis teatud funktsioone siis IBAs täidab, kes viis läbi ka pressikonverentsi, ikkagi püüdis tegelikult nii-öelda seisis nähtavasti mingisuguse põhimõtte eest. Aga nende jaoks tõenäoliselt see Umar Kremlevi omakorda selline tugev poliitiline agenda tegi asja väga ebamugavaks. Nad ei saa selle vastu midagi eriti teha ja teatud määral peavad nad ka arvestama, et nad ei saa seda hukka mõista, sest sealt tuleb neile palk. Et umbes selliseks kujunes see vastasseis. Aga kust see palk tuleb, oli ka teada siis, kui sa tööle läksid. Nii oli. Aga see on alati nii, kui sa müüd ennast, ütleme, vanakuradile maha tee ristis, eks ole, siis kui sa ei leia neid 3 pohla või mida iganes, siis ongi lugu halb, sa oled erakordselt halvas olukorras. Vaatame äkki veel selleks, kõik, kes soovivad, võtame need 2-3 minutit, et vaadata väikest ülevaadet sellest ühte lihtsalt keskmist sellist lõiku sellest pressikonverentsist umbes 3,5 minutist ja siis teeme saatele kokkuvõtet. See sama lõik peaks kõikidele andma üsna selge ülevaate sellest, mis seal tegelikult toimus. Trying to mean that these both 2 athletes, Jacqueline and Taiwan, they are not women. So you told that you have no fear to say and to say what's necessary to say. So what you're trying to mean, could you be really clear and say in all words
what you're trying to mean. They have one as a woman, they have one as a man, they have changed their gender. What you're trying to mean. Could you be really clear and really specific about what you're trying to say? Thank you for the questions. You think I don't speak clear? I speak no? Not clear, no? Because perché troppo English. Don't speak clear. No, sometimes Vous parlez de changement, elle n'a pas fait de changement, elle est née femme. we can't. Vous parlez de changement de France, il n'y a pas eu de changement. Elle est née femme. Elle est née You talk about change, the constant change, she was born as a woman. That's the comment. I was not. No? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est pas une femme? C'est She's born a woman, she's born a woman. Okay. Blah, 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 transformation. No, I want to. That's not my question. My question is to say what you are trying to mean. That she born as a woman, that person born as a man. Take your word. What you're trying to mean. I want to listen if you're not Yes. Look, sometimes that's the thing here. But sometimes we cannot say everything. When you say you're not scared. When you say you're not scared, you don't say it. But it's universal, the medical security, no? So, I cannot say to you it's because for woman. Why you are here? You want to Why you attack me? I don't attack you. Okay. Tell the truth. I speak. No? I'm trying to say that the medical result, that result looks and say the laboratories that this boxer is heavy. Okay? And this is what we're now. We try now to get, I see the results. So, we try now to see why it's happened like that. You understand me? We are not against Khalid. She's very good boxer. She is Khalid. Woman, why you attack me? Woman, please, I respect you, Let me speak. I was not in the hospital when it's called. If I was in hospital, I will tell you. It was many times in Algeria. Many times. I like Algeria. But our problem is not that. Our problem is that we have two implanted cells with cardiology of men. This is the answer from laboratory. It's not my answer. It's the answer from laboratory. And this answer is not equivalent with the criteria, our criteria in the technical rules in NBA. Now, I am here to explain to you what's happened sometimes and we have this abnormality, we say that in medicine. You understand me? That is that we try to find. In this case, what you ask me, we need the boxer to collaborate with the doctor to find exactly what you ask me. I cannot answer this question. What's it? Because I don't know the hospital. Who's there? No nii, selline lugu, et selline oli siis see väikene lõik. Tegelikult see iseloomustab päris hästi seda, mis seal siis toimus, et selleks hetkeks, mida me siin vaatasime, ma ise vaatasin ära kogu selle pressikonverentsi suure huviga ja selleks hetkeks tegelikult oli siis kreeklasest või albaanlasest või mis iganes maltalasest doktor umbes 7 korda hästi lihtsalt ja selgelt puust ja punaseks selgitanud, mis toimub. Et ta on alati kogu aeg korrutanud. Sellest testidest oli juba juttu varem korduvalt, et tegemist on väga hea sportlasega. Probleem on see, et kõik andsid testid ja see test konkreetselt tuli laborist tagasi
teatega, et selle testi omanikul ei ole mitte XX kromosoomid, vaid X ja Y, mis tähendab, et IBA reglemendi järgi ta on mees. Aga ajakirjanikud ei saanud. Ja ajakirjanikud lihtsalt keeldusid arusaamast selgetest faktidest ja hakkasid esitama idiootseid ja täiesti ajuvabasid küsimusi ja lihtsalt ignoreerima tõde. Nii nad hakkasid ründama teda, et selliste väidetega, mida ta kusagil esitanud ei ole, täpselt nagu Delfi faktikontroll. Nad hakkasid teda süüdistama, et kus te võtate, et ta on nii-öelda sugu muutnud, aga see doktor ei ole midagi sellist väitnud ja üldse IBA sellega siis ei tegelenud. Siis veel üks selline keskne süüdistus, 2 keskset süüdistust, mis selle pressikonverentsi järel õhku jäid. Esiteks, millegipärast kogu vasakmeedia, sealhulgas ka Eesti vasakmeedia, andis sellele pressikonverentsile sellise hinnangu ja ma kiiresti vaatan, kas ma leian ka üles meilt selle slaidi. Et lugege ridade vahelt. Andsid sellise hinnangu, nagu see pressikonverents oleks olnud erakordselt segane. Ma tsiteerin Delfi vastavat uudist, mille pealkirjade kohe minu selja seal oli segaseid isikuid. Näete, nii, siin on see uudis ja seal oli, aga mitte need. Uudise juhtlõik kõlab siis niimoodi Delfi uudiselt ja autor on sellele Aleksander Algo. Rahvusvaheline poksiliit kutsus esmaspäeval kokku pressikonverentsi, et vastata küsimustele blablabla. Küsimustele vastamise asemel jäeti asjast aga veel segasem mulje. Ja selliseid imelikke... Retsidivisti jutt oli lõpuks päris selge. No väga selge oli, aga ütleme niimoodi, et see Delfi uudis ise on hästi problemaatiline, et seal on veel alapealkiri kaootiline pressikonverents ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis tegemist on kõike muud kui uudisega, et sisaldab millegipärast autori veidraid hinnanguid pressikonverentsile ja mis ma ütlen kohe eos, erinevad täielikult minu muljest, et minu mulje pressikonverentsist, olles seda vaadanud, oli see järgmine. IBA rääkis väga konkreetset juttu, just IBA kõik tehnilised nii-öelda töötajad ja te võisite seda just ka ise näidet kuulda, et pisut puises inglise keeles, aga väga faktiselgelt laoti ette, mis on probleem. Edasi, Umar Kremlev selja taga rääkis oma juttu ja kirus ikkagi kogu nii-öelda lääneriikide kultuuri ja seda vasak agendat, mida ka meie Sveniga ja mis võib-olla selles kontekstis... See pressikonverents oli ka punnis täis, nagu ma aru saan. No nii oli, et Umar Kremlev oleks võinud selle poliitilise jutu seal ära jätta, see ei olnud selle jutu koht ja kindlasti ei teinud ta kasu sellele asjaga, aga üldiselt ei teinud see asja väga palju segasemaks. Ajakirjanikud oleksid võinud ka vähem loenguid pidada. Ja kõige segasem selle asja juures oligi ajakirjanike panus, kes esitasid asjasse mittepuutuvaid küsimusi ja püüdsid saada vastuseid sellistele väidetele või siis süüdistada millegipärast tehnilisi neid delegaate, IBA tehnilisi delegaate sellistes asjades, mida nad öelnud ei olnud. See on minu esimene tähelepanek. Süüdistati selles, et nad ei olnud perverssed vasakaktivistid ja mida nad ka ilmselt ei olnud. Tundub, et see oli põhjus, miks ajakirjanikele see pressikonverents ei meeldinud, et see pressikonverents ei pakkunud vasak ideoloogilise agendale kinnitust. No vasakpoolsed elavad luuludes, aga seal ametnikud esitasid testi tulemusi, mis on reaalne teaduslik fakt. Ja seekord teaduslik fakt erines luulust ja see ei meeldinud ajakirjanikule. Ja kisakära, mis kisakäraga lõpuks on Delfi spordis. Ja teine baassüüdistus, millega siis ajakirjanikud seal koha peal ja sealt edasi ka meie ajakirjanikud seal hulgas see Algo siis esinesid, oli see, et IBA ei avalikusta millegipärast siis neid kurikuulsaid dokumente või siis neid teste. IBA vastas sellel väga lihtsalt. Hea meelega avaldaksime ja tahtsimegi avaldada täpselt üks päev enne seda, kui me pressikonverentsi korraldasime, põhimõtteliselt selleks, et ka neid tõendeid avaldada, helistasid eraldi nii Alžeeria kui Hiina poksiliidud ja väga karmilt keelasid nende tõendite avaldamise. Mitte ei soovitanud, mitte ei palunud, nagu kirjutab siin mööda minnes Aleksander Algo, et nagu oleks palunud mitte avaldada. Keelasid nende samade testide tulemuste avaldamised ja see on põhjus, miks siis pressikonverentsil ütles nii inglasest IBA juht, et nad ei saa seda teha, see on neil konkreetselt ära keelatud. Ma oleks suure Vene energiafirma omanik, kes maksab kinni mingisuguse organisatsiooni teste, ma oleks täiesti närvis selle peale. Ma lasen sul teste teha ja sina mingisugune imelik veidrik ei luba mul neid näidata. Antud juhul kindlasti... Kuidas see nagu see, mis jõuõlg, ma saan aru, et Hiina on suur riik, aga mis tuumarelv on Alžeerial, et ta suudab oma tahet niimoodi läbi suruda. Väga veider. Et ilmselt on lihtsalt tegemist mingisuguse õigusähvardusega, see on üks võimalus, teiseks on võimalik, et nad on kellegagi kokku leppinud. Delikaatsed isikuandmed, midagi taolist. Et nad võivad olla ka kellegagi kokku leppinud, et me ei tea seda selles mõttes. Alžeeria on moslemiriik, kelle pool nad selles asjas on. Ühesõnaga,
nagu mõte oli see, kas tegemist on, eks ole, mehe geenipildiga või naise geenipildiga. See test oleks kinnitanud ilmselt selle, aga seda nüüd avaldada ei tohi mingil põhjusel. Me ei tea. Ja vastutus on selgelt Alžeeria ja Hiina spordialaliitudel. Lihtsalt tundub, et mingi asi on nagu halvasti korraldatud, et tegelikult nüüd mingi Alžeeria ei peaks mingi globalistliku organisatsiooni nagu avalikke suhteid rikkuma. Võt, ei oska öelda selles mõttes, et millised need jõujooned on. Seal kohtus selle asja välja vaidlema. Üldiselt see poliitiline vastasseis keskendub ikkagi sellele, et mille süüdistab Venemaa antud juhul Rocki. Süüdistab, et Rock on korrumpeerunud ja et seal valitseb, ütleme siis, teatav mingisugune selline korruptiivne ringkäändus. Ja see ei ole mingisugune üllatus, et tegelikult Rocki on sellistes asjades juba mõnda aega süüdistatud. Nii kaua, kui mina mäletan. Ka see vastasseis IBA ja Rocki vahel ei ole tekkinud mingi viimase aasta jooksul. Et see on põhimõtteliselt nii, kui Kremlev sinna astus, see kohe tekkis ja tõenäoliselt see on üks peamine põhjus, miks Venemaa ja Gazprom rahastavad Kremlevi kampaaniat ibas, et võtta see organisatsioon üle ja tekitada Rockile nagu väga nagu selge opositsioon selle spordivaldkonnas. Ehk siis see kõik läheb tegelikult suurde poliitikasse. Antud juhul Rock ikkagi lihtsalt jätab arvestamata testid, mille alusel otsustatakse, kas võistleja võistleb või ei võistle. Ja lihtsalt viskab need nagu minema ja laseb ikkagi mingid tüübid, kes testi ära ei teinud võistlema, siis see on ju, mis asi see on siis? Kuidas seda nimetada, kui see ei ole korruptsioon või poliitiline aktiivsus või midagi taolist? No selline mulje jääb, aga kui rääkida sellest poliitilisest taustast, siis ilmselgelt läheb see sealt ideoloogiast veel välja poole. Kokkuvõttes on siin jutt ilmselt sellistest Lääne ja Venemaa suhetest, mis piltlikult öeldes ka ju on päädinud praegu Venemaa tungimisega Ukrainasse, omakorda lääneriikide sanktsioonidega ja nii edasi, et kõik see kokku tegelikult ikkagi läheb sinna. Selles mõttes peab möönma, et nende vastaste või siis Rocki pooldajatega, sealhulgas vasakliberaalsete ajakirjanike süüdistused, et IBA seisukoht selles asjas on Vene propaganda osa, peab osaliselt paika minu hinnangul, et see tõepoolest kindlasti see propaganda ei ole muutnud testi tulemusi. Aga test on ikka nagu test oli. Seda Vene propaganda ei väida vastupidist. Et küsimus on võib-olla selles, et kas need testid olid tõelised ja propagandasõda puhkes siis juba selle Rockile ebamugava fakti ümber või need mõeldi välja ja kui seda vaagida, siis kõik märgid viitavad sellele, et tõepoolest need testid sellised olid ja probleem on, Rock ei oleks pidanud ideoloogilistel põhjustel neid sportlasi laskma, võistlema, otsustas seda teha selleks, et nagu Tarmo Soomere ühes hiljuti ilmunud arvamusartiklis, kus ta kiitis Kamala Harrist, et kuidas öelda seda ilusti, et mitte öelda, et pugeda liberaalsele valijale, võib-olla mõni ilusam viis. Seibiga pugeda. No midagi sellist, et Rock käitus nagu Tarmo Soomere ja see on üpris viimasel laialt kasutatud viis käitumiseks. Küllap globalistidel on omajagu raha, kelle palgal sa istud, selle laulu sa laulad. No nii on. Et sellised need asjad siin üldiselt on, see kokkuvõte paraku tuli selline siin väga musta ja valge, et tõde ei ole ja tõenäoliselt Iman Khelif, kes tegelikult tõenäoliselt ei ole mingi aktivist, vaid on lihtsalt kogu elu püüdnud boksina paremaks saada, on nende hammasrataste vahel jäänud täiesti soovimatult ja iseenesest kahju, et kui ka tegemist on, ütleme, kahe mingisuguse sellise bioloogilise soohäirega, siis kus need inimesed võistlema peaksid, siin ei olegi head vastust. Et kas nad peaksid võistlema meestega, kellel nad ilmselt jäävad jällegi alla mõnel määral või naistega, raske öelda, ei tea. Naiste hulgas on ka boksijaid, kes jäävad naisboksijatele alla ja ka meeste hulgas on meesboksijaid, kes jäävad teistele nagu boksijatele alla, kes on ka mehed. Et selline ebavõrdsus spordis on paraku sisse kirjutatud, kõik ei võidavad tugevamad, kiiremad, osavamad. Maailm on ebaõiglane. Et ei ole sotsialismi spordis ja seda üritatakse sinna tuua. Ja see on vale, sest sport on teadupärast sõjamäng, et üldiselt harjutatakse sõjaks ja sõjas ei huvita mitte kedagi enam sinu selline võrdõiguslikkus, et kui sa lähed sõtta ja tuleb kaevikus sulle vastane vastu, siis ta lööb sulle labidaga pähe olenemata sellest, kas sinu, ma ei tea, hormoonitase on natukene madalam või mis seal täpselt on, sa võid hakata seal võtta arstitõendi välja kaevikus ja selle esitada siis oma oponendile, aga karta on, et see taotlus jääb läbi vaatamata ja isegi esitamata ja labidas on sul peas juba selleks ajaks, kui sa pole veel isegi jõudnud kättaskust välja võtta. Sellised on need lood. Loodame, et oli tänasest saatest abi, mõned huvitavad faktid, võib-olla natukene taustateadmist ja meie ruttame siis juba järgmise nädala saadet ette valmistama, kui Jumal annab, raha meil selleks ei ole enam paraku.
kui keegi tahab meediakriitikat vaadata, siis nüüd on see aeg, kus tuleks käsi sügavale püksitaskusse pista, selleks, et õngitseda sealt välja needsamad kuulsad Tõnissoni sajalised, mida siis oleks tarvis natukene luftitada. Meie täname. Kohtumiseni. Kohtumiseni.